et Tann, mis toimub või? Taanu mõtlesin, et ütlesid, las sitad põrkavad. Pole jõudnud veel nuuti anda talle. See on ju vana tõde, et eestlane areneb nagu meheks palju hiljem kui siin kesk-eurooplane. Ja mõlemal on fööni vaja. Ei no mis ma mõtlesin, tegelikult oli purakas oli üleval. Ma arvan, Ellings pole liivases kunagi niimoodi peksa saanud. Tehase mootorit on vaja. Seal oli sõiteid palju, seal oli rahvast palju, see oli nagu ja seal olid auhinnarahad alati. Minu arust füüsiline vorm on alati niisugune, et kas sa kunagi üldse oledki valmis. Igatahes on nagu mõistlik kuulata seda, mida sõitjad räägivad ja mitte võtta seda nagu mingisuguse kriitika. Põhiline, miks ei tehta neid elemente asju juurde, et siis mul ei tule hobimehed enam. Vahet ei ole, kas sa sõidad seal MX-liigat või EHK-d või kas või Estikatel mingit hobiklassi, siis ega see rada ju ei ole nagu sile ju. Nüüd kõik rajad, mis vahepeal on hästi aukus, soondes ja rasked. Pange siis ka pilt ülesse ja andke märku, kaua see nii on. Ega see ongi nagu tsirkus, et siin peabki nagu pulli saama. No, et sa annad nagu lihtsalt nendele purejatele nagu konti ambusse. Enne, kui tänase episoodi juurde läheme, teeme kiire peatuse meie toetaja Mehka juures. Vajad ka temmi või kas-kassi jaoks varuosi. Unusta guugeldamine ja äkki sobib tüüpi jupid. Mehka.ee kodulehel ootab sind selge ja mugav varuosa kataloog, kus leiad oma tsiklile vajalikud varu ja kuluosad vaid paari klikiga. Selleks mine aadressile www.mehka.ee, vali menüüst mototehnika, seejärel oma tsikli mark ja suundu edasi varuosa kataloogi. Otsi oma mudel pakutavast menüüst või kirjuta see lihtsalt otsingusse. Vali sobiv kategooria ja lisa vajalikud varuosad ostukorvi. Sul on tootekood juba olemas, siis saad selle veelgi lihtsamalt sisestada pealehel asuvasse otsingusse, näha kohe lao seisu erinevates Mehka kauplustes ja tellimuse vormistada. Kaup tuleb kas sinule lähimasse pakiautomaati või võid sellega ise järele minna, täpselt nii, nagu endale mugavam. Vaata järele mehka.ee, varuosad leiad sekunditega. Tere kõik Tiim 101%, lenksud kokku podcasti kuulajad ja vaatajad. Täna on 24. märtsi hommik, kui me seda saadet salvestame ja käes on märkamatult juba Kellasseppade episood number 4. Kevad on käes, seda võib nüüd juba kindlal meelel Eestis öelda ja mis saaks olla ühele motomehele või naisele parem aeg kui kevad. Et meie oleme Kellaseppadega kevadiselt tuhhi täis. Täna on plaan meil motohääled ja mõtted valla lasta teie ees. Ja minuga koos saates nagu ikka motokrossi treenerid, suured alafanatid ja muidu mõnusad vanad. Karl Saat ja Andre Park. Tere kõigile. Ja, et no olete juba 2 ratast alla saanud või kuidas siis kevadet tähistanud olete siiamaani? Ise lasin see, nüüd mis nädalavahetus oli, et sai 2 päeva peeneks lastud oma Two-Smoker, et siuke korralik lapsepõlve meenutamine siis sõber Henri juures maal. Ehk siis põllukat, sõitsime väga-väga lahedad sooned sisse ja läksin selle mõttega peale, et kuna kerge haigus oli sees, siis mõtlesin, et lasen 2 päevaga selle suitsetan enda seest välja, aga reede laupäev sõitsin ja pühapäeval sain aru, et ei suitsetanud midagi välja, et läks tõmbas vähe kuradi leeki peale ja rohkem. Aga haigusega on pull, minu arust ma tean seda trenni tegemisega nii, et kui sa lähed trenni, siis üks on kindel, samaks ta ei jää. Ta läheb kas paremaks või hullemaks. Üldiselt on 2 varianti. Kui sa riskida tahad, et siis tasub, kui saad selle olukorraga rahul, siis ei tasu midagi teha. Aga ei, muidu äge, väga mõnusad ilmad juba ja tõesti kevad on väljas ja näha on, et motoelu ikka täiega käib, et raja infos taob niimoodi radu peale, et ei tea, kuhu poole ära joosta. Just, no Andre, sa oled ka saanud sanga või? Ei, ma ei ole midagi kuskil peale hüpanud. Sa näed juba nii terve välja, jalga kõik on. Tuli jooksusammul täna hommikul, et ei ole meeleski, et talvel alles jalg oli laua peal sirge. Ei no näiliselt on jah, nagu suht okei, aga joosta ei saa. Aga muidu on, kui ise mees oled, on muidu lappimist küll ja veel. Aga tegelikult ega siukse ilmaga on sõiduisu peal tulnud ja ikka vaatad ja kergelt nagu tuhin tooks peale, et võiks panna. Aga olen proovinud, saabas ei lähe jalga veel. No siis tuleb, see on võib-olla hea märk siis, et kui saabas jalga läheb, siis tuleb tuld anda. Siis või, jah, põhimõtteliselt küll jah, et kui saabas läheb jalga, siis on kõik okei. Aga muidu ütlesid, et poiss küpsetab juba pilli killusti. Ei, poiss sõidab minu eest, suitsetab normaalselt. Kaetaktiliselt ostu. Ja küünlad saab, põhimõtteliselt küünlad peab kogu aeg taskus olema. Et kaadri taga sai räägitud, et poisile on rohkem tunde peal kui Erkile praegu. Nagu vormikõver liigub nagu püstloodis üles hetkel. Et ma saan aru, et siis noortekat etapil on miniklassis väike Andre Park siis juunior joonel, jah?
no ma ei tea jah, eks näis, kuidas see etapp üles sa oled veel selles faasis hetkel, et sinu poiss kindlasti võistlema ei hakka või? Jaa, ma olen veel... Te vaatab tippvormi ajastust veel, vaatab, et kas tuleme välja või ei tule. Ei. Äksi-kapp on tulemas, ühesõnaga ma saan aru. 4. aprill, jah. Et siis ole näha. Siis on näha, jah, aga ei, ma ei ole veel mõelnud, et kas me veel lähme või ei lähe, aga samas ma ütlen, et väikse kaagi pealt on äge näha, kus nagu tahtmist on, sest ise ma ju annan nüüdsest hakkasin trenni andma jälle ja siis nädalavahetusel ka poiss oli kõrval ja selles suhtes on pull vaadata, et ta läheb teiste papade juurde ja sikutab neid säärest ja ütleb, et tema läheb sõitma ja siis teiste laste nii-öelda isad vaatavad teda. Et ma ise ei tea, mis seal ta ise oma ette teeb, et ega ma ise ei ole jõudnud temaga nii-öelda raja äärde veel, et kurvitrenni pole tegema hakanud. Pole jõudnud veel nuuti anda talle. Seda veel jõuab. Seda jõuab, jah. Kuigi poiss räägib, et millal sa minu juurde tuleb koonuseid panema. Küll tuleb. Aga sellel aastal võib küll öelda, et nagu nii talv kui kevad tuli nagu nii, nagu kõik inimesed tahavad, et nagu 1. jaanuar hakkas põhimõtteliselt talv, on ju, ja siis märtsis tõmbas lihtsalt mingi, et nagu kevade kätte oligi kõik, on ju, et jube mõnus on niimoodi, kui see aasta aega vahetub nagu konkreetselt, et muidu Eestis on viimased aastad nii, et sa ei saa kunagi aru, mis asi see on ja kas sügis tuli tagasi kevadel või on... Kuigi seekord oli ka see, et see tuli suht niimoodi ja alguses oli üks rada ja siis järgmine nädalavahetus oli juba hakka valima, kuhu lähed. Seda lörtsi aega ei olnud praktiliselt üldse, vaata, mis tavaliselt on seda rõvedat. Kõige mõnusam asi üldse. Täna ju pinnas igal pool on ju suht idekas. Tolmab juba, ma arvan. No tolmab ongi, täpselt. Et nii-öelda veepaagid tuleks välja otsida juba vaikselt. Natukene on nii ka, ma olen Eestis pannud tähed suvel ka, vaata, meil on nagu kas tuleb nii palju vihmat, on juba pori või nagu sellist kastmist nagu vihma poolt väga ei ole või siis on suvel on ikka ka korralikud põuaperioodid, siis vahepeal on ikka niuke tuhk igal pool. Tuhk ja tolm jah, ja ole mees ja kasta seda. Aga õnneks ma saan, praegu on ikkagi nii-öelda, et nädala sees see nädal samamoodi näitab vihma on eelmine nädal oli ka, et siis et nädala lõpuks peaks olema Mart jälle väga lagi. Tundub, et see aasta soosib motomehi ja naisi. See nädalavahetused ja ma ka nüüd, kui nädalavahetusel olime siis Tartus, et siis langerada tehti ka laupäeval lahti, siis Henri ütleski, et ta ise mõtles, et sellist nagu laulupidu ei tule, sest et igal pool on rajad lahti, et Viljandi on lahti on ja kõik need liivarajad on lahti ja et siis, aga seal oli ikka korralik mansaft peal, et Andre käis ka oma treenitavatega siis seal. Huvitav, kas nii neid, ütleme, siukseid nagu, ma ei oska öelda, muidu on nagu need liivaaugud, kus algul tehakse rajad lahti ja nüüd nii vara, üldse märtsis on nagu mingid langed ja asjad varem lahti olnud või ei ole või? Ma ei mäleta. Minu arust on ka vist esimest korda äkki Henri vähemalt ütles, et langel nii vara sai sõita. Et ma ei tea, kuidas, nagu ma ise selle suure raja peale käinud, aga ma saan aru, et ta oli vist natuke pehme ja mõne koha pealt võib-olla natuke pasane. Suures pildis oli idekas, seal võib-olla see boksi tees sirge sees pool oli natuke pori, see kadus ka peal lõunat ära, nii et... Suures pildis head olla. Viljandis käisid, ega sa tegid mingi 2-päevase mingi minilaagri? Me tegime jah, siukse, kevadel on äge nagu teha siukseid asju, et laupäev olime Langel ja pühapäeval siis Viljandis. Erki, kuidas sul või Karl, et kui esimest korda lähed Viljandisse, et need augud, et kuidas tunduvad? Viljandi on alati siuke isemoodi nagu, mulle see meeldib, ta läheb nagu mõnusalt niimoodi treppi ja värki, aga kindlasti kui sa algul lähed, siis on teistmoodi kui mujal nagu, aga ütleme, kui ma mäletan, mul on alati nagu istunud Viljandi rada ja mulle hullult meeldis, ta läheb alati nagu ikkagi üli nagu treppi, tekib suurt ja väikest auku mõlemat nagu. Sest seal... Ta on kiire rada, vaata. Aga samas ta on nagu elementide poolest jälle nagu tihe. Keskmisel hüppel on ikka nagu nukk niimoodi, jah? Ei, suht üles viidud, ma vaatasin ka, et päris üleval on. Langel oli samamoodi, ma saan aru, et ikka päris no, aga sellest on siin palju räägitud ka ju, et neid nukke elemente ja kõik on maja, et see oleks nagu positiivne, et nukid üleval ja minust Akus on ka nukid päris üleval ja et selles mõttes, aga see ongi ju vajalik ka, et me oleme muidugi, peab olema nukid kõrgeks ja maandumised madalaks ja selle nukkidega, ma mõtlesin enne seda podcasti, selle hüppenukkidega üks hea lugu ka ja mõtlesin, ma ikka räägin see saates ära ka, et see käib kusjuures Viljandi raja kohta, ma mõtlesin, see tuleb hiljem, aga siis kui see juba siin oleme, siis räägime selle loo ära, et mis ma tahtsin öelda, mis tundub positiivne on see, et tegelikult Viljandi kross tundub, et tuleb tagasi. Mulgikross, jah.
mulgikross tuleb tagasi, mis on alati sihuke ikkagi, ütleme kogu minu karjääri vältel niimoodi, mida ma mäletan neid parimaid aastaid, see oli kõige ägedam nagu hooaja avalöök on ju. Et äge rada, sinna tuleb tavaliselt palju rahvast kohale, on ju, see on olnud isegi varem mingi Baltic, mingi Sea-Cup on ju, et see on nagu sinna tuleb ka välismaalt sõitjaid on ju. Ja tihtipeale Positis on see pealegi, vaatab. Seal oli korralik ansambel. Seal oli A ja B grupp vahest. Eesti sõitjad oli, kes ei saangi peale, vaatasid samamoodi nagu Euroopas. On kellegi linfi ka, et kuidas see korraldusvärk on, et kas seda teeb ikka endiselt Tauno Tuula või nüüd Martin Arumäe kuidagi isegi seotud või keegi teab ka, mis või ma ei ole jõudnud selle tausta uurida. Ma tahaks arvata, et see on Viljandi motoklubi ja ma eeldan, et Viljandi motoklubi ees on siis täna Martin Arumäe ja ma ei tea, kas keegi vanadest tegijatest ka, ma ei ole kindel Tauno osas on ja aga... muidu kunagi ikkagi oli see põhiliselt kogu see projekt oligi Tauno Tuula vedas, sest need üliägedalt tehtud alati on ju, et nagu suured kiidusõnad. Aga mis lugu mul oli, on see, et ja ma ei tea, kas see on nagu, selles mõttes võtame nii, et ma ei tea, kas see on müüt, legend või see on nagu mingi nali on ju, aga ta on iga hea. Et alati kõik vingusid seal vaata, et oligi see jutt alati, et lükake need hüppenukid üles ja värki on ju. Ja siis üks aasta ma ei mäletan aastat, aga ammu juba oli siis minni enne seda Viljandi Krossi mindi trenni sinna ja seda reaalselt nagu kõik nukid olid niimoodi, et otse pilvedesse. Siis keegi oli vinguma hakanud Tauno Tuula, et mis need hüppenukid niimoodi, et nii hulluks ei veel lükata on ju. Tauno Tuula mõtles natuke, ütles, et las sitad põrkavad. Kusjuures seal mingi aasta oli küll niimoodi, et see start käib ära, see esimene platoo, see oli nagu, oli terav ja see alt oli nii pehme, et seal nagu reaalselt oli jah, siuke nagu mõttekoht. Ma mõtlesin, see huumori peab ära tegema, ütlen veel, et ma ei tea, kas see päriselt nii oli, aga see on lege luguna. Mina mäletan sellist asja ka, ütleme samamoodi, kas see on nüüd õige lugu või müüt või mis iganes, aga see on ka Tauno repertuaarist tulnud, et ega see ongi nagu tsirkus, et siin peabki nagu pulli saama, no põhimõtteliselt. Mis on suures pildis ka õige? No mis on selles suhtes õige, et ongi see hooaja esimene kross oli ka alati seal selline, et noh, see tekitaski sellise emotsiooni sõitjates, et esimene kross ka, et ma ei mäleta nagu vanasti seda, et palju seal neid mahakandmisi too aeg nagu võis olla, et palju seal kipsi... Lapsena võib-olla ei vaata ei märganud. No ühesõnaga, et kas seal oli kipsimeri või ei olnud lõpuks, aga ma mäletan ka seda, et see mulgikross oli ikkagi nagu alati minu arust üks ülikõva üritus. Absoluutselt. Ja ta oligi nagu see alati siuke nagu, võib-olla enne mulgikrossi oli mõni kross ka, aga ta oli alati see, nagu see ikkagi nael avapauk ja see oli alati selles suhtes ülikõva, et seal oli sõiteid palju, seal oli rahvast palju, see oli nagu ja seal olid auhinnarahad alati, nagu, mis siis tõigi need välissõitjad on ja et see on tõesti tore, et ta on jälle nagu hakanud tulema tagasi. Ja teevad juba promo, mis on nagu ülioluline, võistlust varakult hakatakse tegema ja samas meil on neid hästi palju neid noori ka, et ma ei tea, kas seal samal ajal nüüd on mingi etapp ka kuskil või ole, ma ei ole veel vaadanud, aga loodame, et kohalikud ägedad noored ja vihased saavad kõik peale tulla, mis oleks nagu vinge. Kutsub kõiki põrkama. Ja kutsub kõiki põrkama. Aga seda krossis tehaksegi, vaata MM-etappe nägid Hispaanias, kuidas hüppenukid üleval olid astangutega alla hüpped, on ju. Et seda krossis tehaksegi, et siledat maad saab mingil muul alal sõita. Aga selles mõttes hea, ja kui ma ütlen nende, just meenutasin oma peas neid Viljandi krosse, siis tegelikult, kui suures pildis võtta, ütlen mingid võite, mis ise elus oled võtnud, nagu mis on peale Eestikat etappide kõige magusamad, kui nagu ütleme, mõtled selles, ma arvan, et Sõmka ja Viljandi ongi võib-olla nagu kõige kõvemad asjad, nagu, mis jäävad nagu emotsiooni, nagu soove alguses saad siukse positiivse laksu. Aga kõik ei saanud seda, noh. Kõik ei saanud alati. See krossis on üldse see probleem, et 39 meetrit ei saa. Selle Viljandi juures oli huvitav see vanasti. Ta oli 3 sõitu, esimene oli lühike, teised 2 olid pikad. Et ma mäletan ka hästi seda, kus tihtilugu oli selline asi, isegi Andre puhul vist äkki oli üks aasta siuke asi, et esimene sõit, ma ei mäleta, mis aasta see oli, sa sõitsid Kawasakiga, pika sõidu panid kinni, ja see oli veel see kord, kui mingit rahet hakkas sadama sõidu. Ma mäletan, et seal oli üks kord rahe, esimesed, ma stardist tulin, esimene ring tulid, siis oli nagu valge, ma mäletan ka seda, jah. Ja siis see konkurents on alati nagu, ma just räägin MX2-st siis kogu aeg, oli selline, et sa võisid esimese sõidu võita ja teises stardis, kui oli see nüüd see mingi, ma ei tea, kas need olid mingi ringisõidud või mingi 10 mindi sõidud. Need on mingi 10 minti, ma arvan, 12 lühikesed sutsud. Ja siis, kui sa stardist minema ei saanud, siis see konkurents oli seal tihtilugu nii kõva, et esimese sõidu panid kinni, teises olid 15 või 10. Ja võis olla, jah. Ja siis lõpuks nagu... Segas kaarte korralikult. Korralikult segas kaarte ja seal kunagi nagu
ei teadnud, kes see siis võidumees on, et võis vabalt olla see vend, kes esimene sõit oli 6. Ja 12 sõitu peaks stardid. Et aga seal on veel see X-faktor ka juures, et seal on ju betooni peal start. Minu arust ikkagi, kui sa kogu aeg betooni pealt ei stardi, siis ta on ikkagi segab ka rohkem kaarte. Sa ei saa nagu seda, sa ei tunneta nii hästi seda kui maad. Ma arvan, et seal oligi see teema, et sa just nende startide puhul, kuna seda oli, eriti tänapäeval seda on nii vähe, siis mäletan ka ise, kui viimane kord seal äkki MMM oli, siis tõmbasin esimene sõit stardilukku peale, stardilukk oli hästi madal ja hakkad koha pealt minema, tagaots on nii kerge, et ei saagi lihtsalt minema, järgmised stardid, pani ilma stardilukut, saab palju paremini minema, et see on julm tunnetus, eriti kui sul on, ja seal oli vaata puu alati täis, ja seal oli nagu korralik nagu lärm ja siis tunneta nüüd ära see gaas, et sa sealt päästad ennast nii. Seal on nagu nii see õhuke aken ka, et kas sa lased ratta ringi jääd paigale või siis sa magad nagu maha selle mineku, et igati pidi nagu. Mina panin lukuga. See viimane kord, kui see oli, jah. Aga 85-ga, kui käisid küpsetamas, siis panid ka lukuga või ilma. Istusid lihtsalt amordid sisse. Ma arvan, et siis seal taga porla peale. Lasi jah. Jaanus Schmidti kava sai niimoodi ruuna. Ei, ma arvan, et suures pildis vähemalt tundub ja kui me siin eelmine aasta nüüd asju arutanud, siis ma arvan, et see motohooaeg võiks Eestis nagu küll väga vinge tulla. Esiteks meil on ju palju sõitjaid seda välismaal see aasta, noori, vanu kõiki on ju. Siis meil on Eestis kindlasti tuleb äge estikate sari on ju. Ja millest võib-olla alustada, mis on veel siuke hooaja kindlasti avapauk nii-öelda, kus on palju kiireid mehi kohal, sest seal on auhinnarahad väljas, on Liiva kuningas. 12. aprill on Sakus see on ju. Et ma arvan, et kindlasti seal tuleb vägev kross. Sa lähed? Ma arvan küll, et Saku rada esiteks on äge ja see on Tallinna lähedal, et see on inimestele ka väike üleskutse, et tulge kohale, et see aasta saab, ütleme kõik krossile hakkavad nagu klotsid kokku langema ja kui inimesed ka annavad oma panuse, tulevad kohale, tulevad supportima ala, siis ma arvan, et see hooaeg võiks väga vinge tulla, et leidke tee raja äärde ja tulge vaatama. Siis ma arvan, et võimegi siit edasi minna Eestikate juurde, et ma kirjutasin siin Eestikate etapid välja, saame natukene radade kohta arutada. Saame vaadata, kes meil siin küsijad poisid on. Siis vaatame korra Eesti poisse, mis välismaal see aasta juba ära tehtud on. Isama ja MM ja siis on 3,5 tundi ja siis on 3 tundi läinud. Täpselt nii. Aga enne, kui me veel läheme siis saate juurde täielikult ja Eestikate juurde, siis nagu te näete, siin laua peal on meil siis Oakley Airbreaki crossi prillid ja paneme need kuulajate vahel täna loosi, et meie hea toetaja Mehka. Ma arvan, Mehka on selline, ütleme, ühe meie unistuse kauplus, et sealt saad nagu kõike, et metsaed, mototehnika, mis iganes, et tegelikult... Mulutraktorist, mootorratta. Jah, et kui mees midagi vajab kodus või kuskil hobi korras, siis sealt leiab, on ju, et ja lisaks on see crossi varustust ja kõik asju. Pluss siis ta on nagu laialdaselt üle Eesti, et meil Pärnusse ka nüüd tuli lõpuks Mehka. Saab ka nüüd muruniidukiga lahkuda sealt? Ma ei ole veel seal poes käinud, aga ma saan aru, et nad vist praegu on seal mingi väiksema pinna peal, et nad kolivad suurema pinna peal, et siis tuleb sinna rohkem kaupa ka, aga juba olen kuulnud, et kohalikud crossi vennad siis on käinud kolistamas seal neid uksi, et kindlasti nagu tore asi toob konkurentsi juurde, eriti väikestesse linnadesse. Just. Ma mõtlesin ka, et ongi, et nad on Tartus, nad on Tallinnas on ju suured ja siis on meil tegelikult suuremad Eesti linnades ja Võrus igal pool, et tegelikult neid on üle Eesti ja motovarustus samamoodi siis, et täna lähevadki need Oakley Airbreak MX prillid loosi. Minu vaieldamatu lemmik, et mul ei ole kuskilt mingit sponssi ega midagi, aga Oakley on mul nagu absoluutselt olnud nagu selline täielik lemmik kogu aeg, et ikkagi siuke crossi prillid ja ma arvan koos 100%-ga suht lipulaevad, et ise olen ka Oakley vend, aga vanasti siis, kui nagu Schmidti vend oli noorena, siis vaatasin alt üles Oakley, mõtlesin ise kogu aeg, et kurat, kui endal mingi aeg võimalus on, siis ma tahaks nendega sõita. Ja mõned aastad tagasi see võimalus sai siis loodud, et peale 20 aastat või 15 aastat motospordis jõudsin ka mina Oakley juurde. Vanasti oli minu arust Schmidti prillid olid jumal lege. Nad oli lege prill jah, aga Oakley on ikka olnud nagu siuke nagu USA-s, Kuba, Carmichael, need on ju... Neil on nagu strateegia head, et nad on võtnud ikkagi siuksed iconic vennad on ju ja siis see tekibki nagu on ju. Aga jah, et näed, et meie saate vaatajatel on nagu võimalik saada kiiremini kui Karl saata Oakley prillide peale. Ei peagi 20 aastat võib-olla ootama. Ei peagi paari aastat ootama. Ja täpselt. Et põhimõtteliselt on nii, et me küsime siis küsimuse. Tähtis on kommentaarides meile vastata, õige vastus ei loe. Selles mõttes, et meie küsime siis 1. mail on Põlvas Eesti meistrivõistlused TAP motocrossis ja me küsime MX Openi klassi top 3
päeva kokkuvõttes. Pange siia kommentaaridesse oma ennustust kirja ja kõikide loosijate vahel siis need vägevad Oakley prillid loosi lähevad. See saab päris huvitav olema. Ise hakkab praegu mõtlema, et kuidas kes toob ennustada. 300? Jah, et kas Luspo teeb selle jälle avab augu, on ju? Tander on naaseb. Tander on naaseb. Podcastis ta kinnitas, et ta ei naase. Ei lähe muidugi, et ma lihtsalt naljaga. Ja, muidugi. Aga ei, see on, ma arvan, päris hea pähkel, et saavad inimesed proovida. Ma testis on üldse seda, mulle meeldib tegelikult see ennustuse värk ja seda on alati lahe Eestiks vaadata, lugeda ja see annab nagu võib-olla sükst elu ka krossi maailma sisse, on ju, et ma arvan, et see on hea asi. Aga kui me lähmegi siit Eestikate juurde, et ma ei tea, vaataks kõigepealt need etapid üle ja siis võime ka mõelda, et kes seal, minul on võib-olla raske nagu mingit küsijatest ja asjadest rääkida, aga te võite nagu siin julgemalt, aga radadest kõigepealt, ma arvan, et Põlva millegipärast nagu mul on ilgelt usku sellesse, et kuna juba see cross ise on alati nii äge olnud, on ju, ja ikkagi niisugune eluaegne motoperekond seda korraldab, on ju, et ma arvan, et see esimene etapp võiks ülivinge tulla seal. Ja ma arvan, et see rada läheb väga raskeks. Väga raskeks. Ta on üpris kiire rada ja ma ka nagu, kui me rääkisime mulgikrossist, et ta on alati olnud selline nagu hooaja alguses raske rada. Ma ei oska öelda seda, et vaata, kas need hooaja alguse krossid natuke tunduvad ka su peas keerulisema, sest sa oled ikka vähem vormis ka. Pole sõidutund all ju, see ei ole. Aga ma ikkagi arvan, et see ka, see Põlva on nagu ülikõva esimene etapp, et poisid peavad olema nagu vormis juba kõik selleks ajaks, sest et seal, kuna ring ju, ma ei tea, kas nad teevad seda pikemaks või mitte, aga nii palju, kui ma mäletan seda, pole nüüd tegelikult ammu ise Põlvas käinud, aga seal on ju ikkagi sihuke suht lühike ring. Siis seal on nagu päris palju korduseid selle ühe ringi peale, et seal see aamripoiss või käed täis poiss. Muidugi, see tuleb kiiresti. Ja kuna on kiire ka on ja siis need ringiajad võivad kukkuda selle pärast palju. Praegu võib ainult see muudatus tulla, et kui muidu oli 1. mai võistlus toimus koos korvide, on ju. Et siis need natukene võib-olla nad leevendab, on ju. Aga suures pildis Põlva ei, aga kui sa niimoodi ütlesid, ma mõtlesin kohe, et tegelikult ta isegi on sarnane natuke Viljandile, et nagu see auk ja trepp, et ta läheb ka sarnaselt nagu hästi tihedalt treppi ja auku, et isegi veidi sarnased nagu, et selles mõttes, aga mulle ta hullult meeldib, olen alati öelnud, et see nagu, seal on ka palju elemente üles-alla kurvitamist. Liivakas siuke ka. Et mulle ta nagu hullult meeldib. Minu arust on üliäge, et siuke nagu värskendus tuleb. Jah, täpselt, seda on nii kaua. Mega hea, et siuke asi üldse tehti. Ja ma arvan, et nüüd varsti on Põlva rada triiki täis inimesi treenimas. Ja see rada on ju linnas sees selles mõttes, et seal on alati ülipalju rahvast, sest ma arvan, isegi saab kohalik jala tulla sinna vaatama. Aga seal ei ole nii, et sa iga päev sõidad seal ja ei ole. See on kellaajad ja päevad. Ta on linnale nii lähedal, seal on see tolm ja see rada vist veel lahti polegi näinud. On juba tänasest tehti lahti. Tänasest, okei. Minu arust oli tänasest kell 2, sa põhimõtteliselt jõuaks. Praegu jõuaks, kui kiiresti podcasti ära teeme, saad peale minna. Kuule, mis seal ikka siis, hakkab minema. Ja siis on põhimõtteliselt 20-21 juuni on Tihemetsa. Tihemetsa on alati äge etapp olnud, et kui saab vihma või kastavad ka veel nii korralikult nagu eelmine aasta, siis oli rada ülivinge, Väino tegi kõvasti elemente juurde, sest rääkisime. Siis tuleb meil Pärnu, mis on kuupäevad mõttes huvitavad, ma saan aru, et see on 16 ja 20 august, ehk siis 16 on nädalavahet, siis on korvid ja quadid, ma eeldan. Ja siis 20 august siis punasel päeval on siis soolod, on ju. Kas see on nüüd see aasta reede või neljapäev? Ma nüüd jään vastuse võlgu sulle. Sust eelmine aeg vaadata. Okei, no anyway. Eelmine aasta ma mäletan, et korraldajad siis Pärnu klubi veidi kartis seda nädalasisest asja, vaata. Ja, et no proovida. Et kas inimesi tuleb, aga nagu näha oli, siis see oli tegelikult väga-väga menukas ja ülikõva kross. Et loodame, et see aasta on siis sama, ja Pärnu raja kohalt on siis see uudis ka, et see, mida te olete harjunud seal nägema, ei ole enam see aasta see, mida te siis näete. Et rada keeratakse täiesti tagurpidi, et hetkel seal need ettevalmistused käivad ja seal trenni teha ei saa, et siis tuleb kindlasti huvitav ja äge ja ma usun, et ka tänu sellele, kui see rada saab valmis, et teada-tuntud kolmapäeva krossi sari on et siis seal võiks ka see olla väga menukas see aasta, eriti kuna on uus rada. Kõik tahavad ju proovida ära ka selle. Kõik tahavad proovida seda rada ja lisaks siis see, et kuna see aasta on ju siis poolfinaal on see aasta, et siis kindlasti see noorte osavõtt on ka seal, ma usun, et väga suur. Ja seda enam, et kui tuleb värskenduskuur ja
ja siis ma arvan, nii mõnigi tahab sinna ära eksida. Ei, kindlasti. Et ei kindlasti ja kui me kuulsin sult või ma vist varem kuulsin juba, kui talvel meil Gert Pääb ja Raido käisid podcast'i, nüüd siis seal tulevad nagu päris asjalikud mehed seda rada nüüd nagu ümber vormima ka, on ju, et ikkagi MXGP kogemusega, et see võiks nagu üliäge asi saada ju. Ma usun on teada ka, mis ma ausalt öeldes ei tea, et kas see rada jääb nagu sedapidi, nagu ta on või pannakse seda tagurpidi. Ma ei ole ausalt öeldes ise vaatamas ka käinud, et ma usun, et ma nüüd teen seda, sest et ma huvi pärast tahaks näha juba seda, et mis seal siis üles on songitud või mis need ideed ja plaanid on. Aga kindlasti peatselt siis me kõik sellest kuuleme. Väga äge. Sisekurvid ütleks üks väike jõnks juurde. Ei, nad teevad need, mäletate kunagi Pärnu rajal olid lainesektsioon või? Jaa. Et tõmbame uuesti nagu superkrossi ka veits peale. Kus kohas nad oli? Oli küll kunagi. Sa ei mäleta või? Praegu nagu see oli seal staadioni poole peal. Et põhimõtteliselt see, kus on praegu finišhüppe, on ju. Olid jah. Siis sealt sellest finišhüppest, see oli natuke teistmoodi, aga see finišhüppest tuli veel 180 kraadi tuli tagasi ja see laine. Siis oli kohe laine. Uuesti 180 kraadi ja finišini. Oli jah. Et ilge nikerdam oli ja vanasti see eest osa. Minule võib-olla ütleme üldiselt mulle Pärnu raja flow ja kõik on meeldinud. Ainuke asi, mis mind võib-olla siiamaani nagu, ma ei tea, kas on sellest, et vaatad mõnikord sa võid sõita ja mõelda, et see nagu ei sobi, aga see võib-olla endal sul lihtsalt ei istu, on ju. Aga see pitlane'i osa kuidagi minu jaoks on jäänud nagu, ütleme see platoo sinna alla ära, siis üle põnksu ja siis see nagu tagasi, et seal nagu ei ole mingit varianti, ei teki, vaata, et ta on nagu kuidagi hästi kokku pakitud. Aga ma saan aru, miks teda vaja on, sest seal on pitlane'i kohta vaja. Aga ma usun, et selle layoutiga see vist on nagu kogu aeg olnud natuke nagu siuke mõttekoht. Jah, raja, või ütleme klubi seisukohalt siis ka selline ütleme siuke vastik koht, et ühtpidi ta nagu ilgelt kogub vett ka sinna alla nagu, et kui vihma sajab, siis ta on siuke nagu bassein. Ega mehaanikul ei ole see tore ka näidata, on ju. Ja ta ongi just täpselt, et on siuke kitsas ja vastik ja see aasta Estikatel ka, mis oli see, et just see enne finišit, see viimane kurv, see väljakirjendus, vaata, nad tegid mingi põntaka sinna. Ta on siuke loll ohtlik koht, et ta jääb kõvaks ja siis tihtilugu mingid vanad panid tagarattaga sinna plõksti vastu, siis teistpidi ja katapult. Et kindlasti ma usun, et seal see tuleb täitsa nagu teist. Ma ise usun ka, et see MXGP taustud, kuidagi, mis mulle tundub vähemalt, mida nagu võib-olla osatakse välismaal hästi või ma ei tea, võib-olla see on ka millestki muust tingitud, ma ei tea, pinnasest või asukohast või mis iganes, aga kuidagi seda rada nagu avada. Ma ei oska seda täpselt öelda, mis see tähendab, aga et sul tekib, et sul on nagu rada rohkem võimalusi. Jaa, võimalusi on rohkem, aga see on natukene kinni ka sellest, mitte ainult, et mis pinnas sul on või kui lai see rada on, vaid see, et kuidas ta jookseb nagu kurvide suhtes, on ju, et palju ta avaneb nagu nii-öelda. Ütleme, see staadioni osa ongi olnud Pärnus, vanasti oli ta eriti siuke hästi tehniline ja siuke kiitsakas võib-olla nii-öelda. Et äkki, ja põllu osa on teistpidi nagu minu arust üliäge. Üliäge, hästi pikk ja lookleja. Kui sa võtad tänase nii-öelda või eelmise aasta siis Pärnu rajaga, seal ei ole mingi mõõdasõidukohti, seal ei ole niimoodi, et seal on ajas juurde neid tekkinud. Ajas on hullult juurde. Täpselt eelmine aasta oli elegelt möödasõidukohti, sest oligi Soonia asju. Et muidu jah, oleks keerulisem. Ja siis on meil 5-6 september on lange, ma arvan, et see ajastus on ka hea septembris, see lange pinnas tundub kuidagi siuke hea, et juba mingit vihma natukene on ja et see rada läheb eriti mõnusalt punakaks, kui ta vihma saab, vaata, et see on kui liiga palju saab, siis on teistmoodi, Siis on teistmoodi, aga no Krossist tuleb seda, et ma ei tea, oled Henriga rääkinud ka, kas mingid uuendusi tuleb ka rajal või? Ma tean, et tal oli plaan selleks aastaks see rada täitsa ringi teha, aga hetkel see vist on ikkagi natuke pausile jäänud, et samamoodi, kuna see sõltus siis nendest ilmadest ja asjadest ja kuna see kevad tuli nii kiiresti peale, siis ma saan aru, et tehnika, mida ta seal soovis kasutada, on juba kuskil objektidel kasutuses, et ma ei oska öelda, mis ta sellega teeb või tee, aga ühesõnaga jah. Ma usun, et kui mitte see aasta, siis tulevikus ta kindlasti seda lähima 5 aasta jooksul. Et ta tahab seda rada pikemaks teha ja see tähendab seda, et seal tuleb viia need vallid kuskile mujale siis. Ja siis on meil veel Maardu on ju uus 19-20 september. Ehk siis finaal. Finaal jah, on Tallinna külje all, mis on positiivne. See on äge, ma arvan, jälle teistmoodi uuendus on ju.
siis mida ma ise mõtlesin, mul jäi endal kõrvu, ma just hiljuti läksin Raido Kiisaga telefonis ka, et siis meil oli seal teemaks see, et ma ei mäleta, Kert või Raido kumbki ütles, et põhimõtteliselt arutasime ka radadest, elementidest, raskustest on ju, siis Kert just ütles, et liivarajal põhimõtteliselt pole nagu elemente väga vaja teha, et see läheb iseenesest juba nagu raskeks on ju. Aga tegelikult ma ikkagi loodan, et tehakse. Seal peaks natuke tegema. Maardu poole pealt. Ja ikka igal juhul peaks tegema. Natukene. Ja ma tahtsingi arutada täna võib-olla ühe teemana seda ka, et mis need elemendid võiksid olla, et mina vaatasin näiteks just Hispaania etappi telekast on ju. Ja ma ütlen, et Eestis sa pead nüüd kõik need kikerid nagu niimoodi lükkama on ju, aga üks asi, mis ja me arutasime, me hiljuti olime Euroopas koos trennis Kaarel Tilgaga on ju, siis me käisime raja ääres, kus olid ka sellised hästi sujuvad pikkade vahedega lained. Ütleme isegi võib-olla 2-3 sikli pikkust nende vahe, et sa ei saa neid otse tüpata, aga sa paned nagu vastu, jah, aga ta läheb raskeks on ju, või siis näiteks, et ja teine asi, mis selle puhul minust oluline on see, et nad ei oleks nagu väiksed, et mitte nagu me rääkisime, et superkossi lained mingid on ju, vaid et nad oleks nagu pigem looklevad ja lauged. Kui sa vaatasid Hispaania GP-etappis, vahepeal seal olid isegi laineid, aga enne kurvi oli lihtsalt mingi jube suur ja pikk küür. On ju. Aga see sissepidurdus sinna tekitab teistmoodi treppi auku, ta ajab sikli natukene tasakaalust sul välja on ju, enne kurvi, et sa ei tule lihtsalt otse sisse ja kalla seda kurvi ära, vaid tekib mingisugune asi nagu on ju. Element. Jaa, et just selle juures on minust see oluline, et ta oleks ikkagi nagu rohkem pinnast, et saaks ta nagu suurema teha, et siis ta ei ole ka hobimehele niivõrd nagu ebamugav. Vaat just teed mingi väikse terava asja, siis ta on nagu siukene, et kiiremees saab kuidagi see tuiliga üle, aga hobimehel on ebamugav on nagu suuri põndakuid teha on ju. Üksikuid, kaksikuid. Ma ei ole nüüd Maardus käinud vaatamas, nagu kuidas ta päriselt võistlustel on, et ma olen seal ise ka nagu ikkagi väga vähe sõitnud, ma ei tea sellest rajast nagu palju, nii palju kui ma tean, ta on nagu hästi kiire liivarada. Seal on nagu vallikurvid, liikad, see saab nagu korralikult nagu sellist kiirustunnetust. Et kuidas ta võistlustel läheb, et kui ma vanasti Maardut mäletan, kui ka MX2 sai seal sõidetud, siis ta ikka läks nagu võistlustel nagu väga raskeks ja see hoog tuli iseenesest maha. Ehk siis kas seal on täna see efekt ka ikkagi, et kui sul on ikkagi Eestikate etapp, kus on palju sõiteid, kas ta läheb siis nagu ikkagi raskeks ka? Ta läheb, aga ta läheb ikkagi rohkem nagu vaata, treppi, ta on ajas nagu muutunud, ma ei tea, kas see on kõvemaks nagu mullasem ja ta ei tule enam siukest nagu liiva nagu lainet sisse, aga mis mu mõte oligi see, et näiteks ütleme kas või see esimene hästi pikk sirge või siis see enne seda, kui see pitlein on ju, et teha selliseid nagu lihtsalt küüre on ju, et kas või üks enne kurvi, üks peale kurvi või mingid siuksed asjad. Siuksed nagu kundaküürud olid. Jaa, need olid juba natuke sellised raskemad, et hobimehel oli väga keeruline on ju, aga mu mõte on see, et oleks ka sellised, et mida sa saad nagu ka, et sa ei hüppa ega ei tõmba, et sa saad nagu sõita nagu mõnus hooga need nagu lained läbi. Aga noh, samas peab mõtlema, mis see korvimees seal nüüd teeb. Aga miks ta ei saa neid sõita? Pika vahega suuri küüre, nagu ma mõtlen ikka nagu reaalselt mingi 3-4 meetrit pikka nagu siukest suurt nagu mügarikku. Mingi aastaid kegum siis kurvi poole peale, siis ta läks veel nagu välja libamisi alla, et väljast on siis väiksem küür ja seest on suurem on ju. Aga mis ma tahtsin öelda, see lainete kohta arutasimegi, sõitsime seal ja siis lihtsalt seal oli mingi 4 suvalist küüru hästi pika vahega on ju, aga kui raske see koht füüsiliselt näiteks oli ja kui palju selle rajale juurde andis, et mis hooga sa kurvist välja peale sinna said, siis kui hästi sa need lained tagaratast suutsid maas hoida, mis kiirenduses enne liivasirget peale said on ju, et see tekitas hullult siukest nagu tulebki oskust. Nagu kasvõi kui Lieropis oli see, noh kasvõi Lieropi rada on ju, võtame. Seal on ju ka vaata, tulevad kurvist välja mingid lambid sirges hüpped, seal tekivad need augud ette. Jaa, aga seal muidugi see liiv on ka see on teistsugune liiv. Aga ikkagi mulle Lieropis on see, vaata enne pitlane'i on see sektsioon. Siukest sa ei saa Eestis teha. Oi jummel, ma mäletan isegi, et seal on valikud. Ma ei tea, kas see täna nüüd on, aga vanasti oli küll, ma ütlen ausalt, esimene ring läksid, oli suht okei veel on ju. 3. ring oli juba hirmus. Ta oligi, vaata, ta oli nagu eraldi tasanditel ja hästi vastik vahed sees, aga mu mõte ongi see, et läinud peaks nii suured ja pika vaega, et neid hüpata ei saa. Ehk siis sobimees tuleb, tegelikult on isegi nagu, okei, ta läheb auku, siis ta on nagu füüsiliselt raske, aga tegelikult, kui sul on hästi pika vaega läinud, saad isegi neid nagu BMX-i veits nagu maha suruda ja tegelikult see nagu annab kaifi isegi sõidule juurde, vaata, et ei pea olema nagu mingi nii-öelda kaelamurdev element on ju, et selles mõttes ma usun, et ikkagi ka igal rajal oleks vaja mingisuguseid neid asju nagu juurde. Ja lõppude lõpuks ma arvan seda ka, et raja omanikud, et mida ma võib-olla vahest kuulen, on see, et kui see ei ole ju tihtilugu isegi kriitika, mida sõitjad räägivad, et see ongi nagu selline arutlus, et raja omanikud ka, ma saan aru, et see on nagu
raske ja keeruline ja kõik, mida te teete, see on nagu väga-väga tänuväärne tänu teile, see Eesti motosport elab, on ju. Aga et seda ei peaks võtma kindlasti nagu sellisena, et keegi ütleb, et su rajal on midagi halvasti. Pigem on see, jah. Et paremuse poole soovitada midagi. Et nagu elus ikka, et see, et kui sa soovid areneda, siis sa pead nagu tegema mingeid muudatusi, liikuma kaasa, kuulama sõitjaid, mis sõitjad räägivad, olgu need harrastajad või ütleme tippspordi laadsed tooted või olgu või noorte papsid on ju. Et vahet ei ole, et igatahes on nagu mõistlik kuulata seda, mida sõitjad räägivad ja mitte võtta seda nagu mingisuguse kriitika. Aga mulle tundub üldse, et Eesti motokrossi minu arust on nagu suure sammu astunud ja astub, ma arvan, tulevikus päris jõudsalt veel, et iga asi ei ole nagu enam nii hull kriitika nool, et ma tunnen seda, isegi vaata mina seda saadet tehes ikka ka tunnen, sest me tihtipeale arutame mingeid asju, kuidas algul mingeid asju vastu võeti või mingi, on ju, et nagu minu arust on nagu oluliselt samm edasi astutud ja tegelikult ju see kommunikatsioon ja vahetu suhtlus viibki nagu ala edasi, et sa kuuled, mis võiks olla teistmoodi, võtadki igalt poolt tagasisidet, on ju. Ja siin on nagu minu arust, miks nende radadega on nii oluline teema. Ma saan aru, et sõitja, see on nagu oluline, minu arust Aiks ütles ka kunagi kuskil Intekas, see on nagu täiesti õige, et sõitja peab sõitma ja rada on kõigil ühesugune ja pole vahet ära vingu, on ju. Aga see nii peabki mõtlema nagu sõitja, vaata. Ja see on õige, sa õpeta oma pojale seda sõitjana, sa mõtled nii, aga teine külg on siis see, et kuidas seda ala paremaks teha selles mõttes, et meie noored saaksid rohkem maailma sarnaseid radu sõita, et nagu see on nagu teistpidi spordi arendamine, vaata, et seda on ka, see on ka oluline. Aga samas ei ole võimalik, ette treenida. Ei, seda kindlasti mitte. Nagu analoogset on. Aga valmistuda, aga näiteks just see füüsiline ka. Mingid elemendid, asjad, mis on nagu sarnased midagi. Ja just, et see rada oleks tihedam, sest et kui noored ka, et sa võid Eestis selle 25 mintsa hästi vastu pidada, on ju. Aga kui nüüd lähed näiteks Euroopakatele, seal on nagu iga sirg on täis neid asju, on ju, siis sa jällegi ei ole füüsiliselt tegelikult valmis, see on ju hull vahe, et kas sa tõmbad neid laineid või hüppeid või sa nagu paned mööda sirget, on ju. Minu arust füüsiline vorm on alati niisugune, et kas sa kunagi üldse oledki valmis, et alati jääb midagi natukene. See on enesekindluse küsimus ka, vaata ongi, et sa võid ükskõik kui palju treenida ja mõelda ikka, et sul oli nädal aega puudu enne hooaega. Aga ma tahtsin veel jõuda see raja asjani, et kuna meil on see nii-öelda see, me oleme nagu seal ühes saates ütlesin ka, et me oleme nagu niisuguse motokrossi laineharja eel, et meil on nii palju noori häid sõitjaid peale tulemas, on ju. Ja rajaomanikud, kui nad teeks neid radu keerulisemaks ja raskemaks, siis tegelikult noortele me anname ka sellega võimaluse nagu rohkem maailmasarnaseid radu sõita, on ju. Ja siinkohal teeks üleskutse ka hobimeestele, sest mina olen kuulnud põhiliselt, mida ma ei teaks, vabandus rajaomanikelt või vastupidi, et põhiline, miks ei tehta neid elemente asju juurde, et siis mul ei tule hobimehed enam. See minu arust aastat, nagu ma ei tea, nii kaua kui mina mäletan, siis see jutt on kogu aeg üks sama. Aga mina teeks siis mõlemad pildid, teeks rajaomanike üleskutse, et tehke neid radu raskemaks, tehke elemente, on ju. Need võivad olla lauged ja suured, need ei pea olema mingid, on ju, kõik nii. Hüpped võiksid olla rohkem nii, aga ma just räägin mingist lainetest asjadest. Aga hobimeestele samamoodi, et kui sa tuled rajale ja seal on natuke rohkem elemente ja asju, et siis kuna meil on Eestis praegu see aeg, kus noortel oleks vaja neid radu sõita, et siis võtke see vastu ja mingi ikka trenni selles mõttes, et nagu nii Eestis, vähemalt siin Harjumaal hooldatakse nii hästi neid radu, et selles suhtes, kas see element on või ei ole, ja et nad on ikkagi, ja tegelikult ma ütlen, päeva lõpuks sul on põnevam sõita rada, mis on elemente nagu, et suures pildis on see ka, kui me võtame. Aga sealt oskused jälle tulevad omakorda, on ju. Kus sa muidu õpid. Suures pildis on see ka, kui me võtamegi näiteks nendest Eestikate radadest, ma võtan 2 siis praegu, on Maardu ja Tihemetsa. Nende mõlema raja ümber Tihemetsas on praktiliselt põhirada, siis seal all on 2 liivarada, mis on kergemad ja lisaks on veel raja kõrval mingi soendusrada, mis annab ka veel nagu põhimõtteliselt teatud mõttes nagu rajamõõdu välja. Ja Maardus täpselt samamoodi, seal on suur rada, siis seal on mingi väikeste rada ja siis seal on veel, seal on ka 3 rada, on ju. Isegi 4 on ju, et siis see ongi see, et kui sul on nagu lisaks põhirajale 3 rada, siis ma arvan, et okei, kui sa hobimehena tunnedki, et see põhirada jääb sul raskeks, siis mine harjuta siis seal natuke nende kergemate peal ja mine proovi siis seda suuremat, sest et lõpuks on ju see ka, et kui sa nüüd tuled Maardusse trenni, okei, võib-olla seal on need väiksemad rajad mõeldud ainult väikeste jaoks. No natuke selles suunas on. 2 on väikestele, üks on niisugune harjutusplats, kus on niisugune. Ma saan aru, et nad tahavad ka selle suurele, ongi mõnus lookleb ja sõidad ja on kiirus teine, on ju. Aga ma ütlen, et need niisugused nagu mõistlikud elemendid ja ma arvan, et see tegelikult isegi neile annab nagu seda rajal põnevust juurde. Ma arvan, need elemendid, et valesti aru saaks, me nagu ilmselt ei mõtle, vähem mina ei mõtle niimoodi, et ta näeks mingi ekstreemsed. Ma panen siia katteplaane ka mõned. Lihtsalt, et lihtsalt nagu pilti ette tegite, mida ma nagu mõelnud olen, on ju. Et see need asjad jah, võiks olla nagu vähe nagu lihtsamad, aga
koguselt ka nagu suuremad minu arust. Natukene jah, et seda on nagu... Et hästi, kui mingi keset sirget tuleb, kui sul järsku mingisugune põlvekõrgune nagu lihtsalt mingi põnks on ju, aga just mingid suuremaid looklevamaid asju, et need on tegelikult nagu ägedad. Kiiremees hakkab teda nagunii kuidagi proovima seal midagi teha, on ju. Et, ja siis ma olen täna üleskutse lainel, mul üks üleskutse. mul juba esimene läks meelest ära. Oli see, et teeme rajad tehnilisemaks, et rajaomanikud julgeksid rohkem eksperimenteerida ja hobimehed võtaksid julgemini vastu neid rohkemate elementega radu. Ja siis teine oli Eesti Krossi radadele see, et meil on hästi äge see raja infogrupp on ju. Ja väga hea, et see on, aga minu arust võiks teha seda, et nüüd kõik rajad, mis vahepeal on hästi aukus, soondes ja rasked, pange siis ka pilt ülesse ja andke märku, kaua see nii on, sest et meil on nii suur hulk praegu neid Eesti noori, kes otsivad kogu aeg radu, kus kas isegi tajuda oma morte, kuidas su tsikkel töötab, et sa ei lähe, näiteks ma ütlen, probleem on olnud see Eestikate teine sõit, kui raske on meil rada on ju. Ma ei ole saanud, ma arvan, Eestis 4-5 aastat üheski trennis. Okei, kui ma lähen kuskile Vilaskisse või, aga see ei ole nagu Tihemetsa või Maardu on ju. Et ei ole saanud näiteks nii rasket rada mitte kordagi sõita, nagu meil on teises Eestikate sõidus. Pole võimalik leida on ju, aga tegelikult seda on vaja. Samas seda Maardu minu arust teeb. Maardu teeb seda ja minu arust teeb seda see ka Tõrva. Tema ka paneb väga seda väga ja see on väga teretulnud. Ma ütlen, et kõik rajad võiks seda teha ja ma ütlen, et võib-olla natukene isegi julgemalt hoida seda rada ka raskemalt, et hobimehele üleskutse, et tegelikult seda rasket rada on ka vaja sõita. Ega samamoodi ju vahet ei ole, kas sa sõidad seal MX liigat või EHK-d või kas või Eestikatel mingit hobikrassi, siis ega see rada ju ei ole nagu sile ju. Jah, täpselt, et sa pead... Teises sõidus täpselt samamoodi auku, et sa pead täpselt samamoodi saama seda harjutada, aga no ma ütlengi kas või nagu ise hobimehena ikkagi täna, siis ilmselgelt, kui ma täna valin nagu rada, ma lähen vaatan rajainfosse ja ma otsin ju ikkagi teadlikult seda, kus oleks sile, eriti kui ma alustan oma hooaega. Ja muidugi, jah. Kus sul endal mõnusam oleks. Täpselt. Ja siis vaatad ilmateed, et kus on päike. Aga mõte oligi see, et võib-olla natuke julgemini hoida need rada augus on üks, on ju, et lähme ikkagi sinna trenniga hobimehed, on ju, aga teine mõte oli see, et meil on ikkagi see päris korralik punt praegu Eestis neid nii-öelda saavutus ja pürgivaid tippsportlaseid, on ju, et anname rohkem märku, kui see rada on aukus ja hoiame seda paar päeva, et need kiired mehed teaks, kuhu minna ja kui kaua see on ka, et nad saaks oma plaane teha, vaata. Et see oleks üliteretulnud lisa ja sellega annadki oma väikse panuse nagu ka Eesti nagu sellist saavutussporti ja tippsporti nagu. Tihtipeale ma isegi olen helistanud, et kuidas rada on, et mis konditsioonis ta on. Ma otsin hommikust õhtuni seda, et kus oleks nagu. Kus on kogu aeg nagu tegelikult uurid suht palju, et vahepeal nagu ei taha kogu aeg siledat, tahaks midagi natukene. Suures pildis on niimoodi, ma arvan. Enam-vähem me juba teame, kus enam-vähem suuresti on. Ja nii, kui sa oled noorem näiteks ja sul pole võib-olla papp seal eluaeg motokrossi ja sa tahad ka kõvaks meheks, et sul tegelikult on vaja infot vaata. Aga suures pildis on see, et minu arust need rajad on nagu läbi siis hooaja rasked, mis avatakse hooaja alguses, ehk siis ma räägin põhiliselt liivaradadest, ehk siis näiteks Samblik on ju, kas või Potsepa seal Pärnus meil on ju, et need on need rajad, kus ei ole sellist nagu igapäevast rajainfo möllu, kus on nagu radasile ja tulge sõitma ja ta ei ole suunatudki sellele, et seal nagu ilgelt palju sõiteid peaks käima. Aga need on need rajad, mis on üldiselt nagu alati aukus ja kus siis saavad nagu siis need saavutussportlased või noored, kes pürgivad trenni teha. Aga probleem ongi selles, et suvel oleks vaja sõita neid krossiradu ka. Ja täpselt, et sul oleks Tihemetsa või Viljandi või midagi väga aukus või Maardu, on ju, et sul on kiirus ka, et ainult see liivapuurimine on üks asi. Selles me olemegi eestlased väga head ka. Vaata kõik läbi ajaloo, kõik on lommel ja kõik on meile nagu rajad, on ju. Aga kui tulebki mingi siukene hästi raske aukus rööpas mingi arkodid, okei, me ei saa täpselt järgi teha, on ju, aga lihtsalt, et siukest kiiret rada treppis ja auguga, et seda on täiega vaja. Aga noh, ütleme suvel ma saan sellest aru ka, et kas või kui me võtame langeraja on ja et oletame, et seal on nüüd nädalavahetusel ilgeman saht peal on ja me räägime näiteks suvest ja mingist 25 kraadist, siis lihtsalt see vesi ei lähe, vaata see rada näiteks läheb nii kõvasti, kõik rajad lähevad nii kivikõvaks. Olgu see Tihemets, olgu see Lange, olgu see Tõrva on ja. Et me räägime radadest, kus on näiteks kastmisvõimalused siis, et siis tegelikult raja omanikuna ma saan aru ka sellest, et tal ongi lihtsam see tõmmata siledaks, sest alt tuleb siis mingisugust tahedamat välja, peale selle siis ta toobki vee sinna peale versus siis see, et see rada on siis nüüd näiteks, ma ei tea, noh, oletame, et pühapäeval on nagu ülihead olud, esmaspäeval on soe, siis tegelikult teisipäeval on juba tuhk ja kõva ju. Et noh, siis hakka seda kastma ja tegema, et see on nagu ühtpidi ma saan rajaomanikest ka aru. Ei, muidugi ta saab aru, ega siis, aga
see ikkagi jah, see point on siis selles, et ärme siis silu liiga lihtsakäeliselt neid radu kas või praegusel kevadisel ajal, kus tegelikkuses ongi see, et kui me alguses rääkisime sellest, et kui rasked need rajad alguses on, aga see ongi ju sellepärast ka, et kui sa lähed täna siis rajainfosse ja vaatad neid radu, siis kõik on laudsiledad. No ma räägin, minu selle teema mõte oligi see, et meil on seal nagu võistlused, kellel on see kõige siledam. Ma saan aru, et sa tahad klienti saada, see on loomulik. Aga et just nagu oligi mul hobimeestele ka mõte, et mingi ikkagi nagu kohal ja supportige radaga siis, kui ta on vähe aukus, et sellega sa annad nagu teistpidi panuse, vaata, et Eesti kiiremad mehed saavad ka käia kuskil kätte harjutamise treenimas, et see on nagu oluline asi, vaata. Et aukus rada on vaja sõita. Aga noh, ütleme nii, et praeguses seisus ka, et kui sa sihid oma trenna nädalavahetuse peale ja isegi kui see rada on nüüd reedel sile, siis tule laupäeval siis peale lõunat sinna trenni, mis võib-olla ei ole nagu ideaalne ajastus, kui sa oled, ma ei tea, teed sporti selle, sa tõused üles ja saad raja äärde, et siis sa saad, kui seal on ikkagi punt peal, näiteks kas või see Viljandi. Ei muidugi saab. Mina ütlen, et Viljandi, kui see laupäeva hommikul oli sile, siis pühapäeval oli see, ta oli trennirada. Aga vaata, seal oligi, et mõni rada tõmbab ju laupäeva õhtul ka veel siledaks ja pühapäeval jälle hakkab nagu sileda pealt. Aga samas jällegi natukene nad tõmbavad selle, nad ei tõmba seda nagu niimoodi lohistavad üle, et näiliselt see on nagu sile, aga ega ta läheb 10-15 minutit ja see on vana auk tuleb tagasi kohe. Üks variant ongi see, ma ütlen, et nagu näiteks kui Karl mainis võistlused, et üks variant on ka see, et meil on tavaliselt korv on nagu pühapäeval, et me saame aru, et see natuke on teistsugune rada nüüd, aga üleüldiselt näiteks kas peale siis suuremaid treeningpäevi või peale võistlused näiteks panna see info üles, et kaua see rada näiteks siukses seisus on. Et see on ka üks variant, et soolomees niikuinii pühapäev puhkab peale krossi, võib-olla tahabki esmaspäev, teisipäev, kolmapäev näiteks käia amorti testimas või midagi teha, et siis äkki on võimalus sõita seda nagu tihtilugu näiteks selle, ma ei tea, Tihemetsa näol ongi olnud niimoodi, et aga seal ongi see nagu kehv on see, et see ütleme soolomehe jaoks siis on kehv see, et pühapäeval on korv ja koad, et siis ikkagi vahet ei ole, sa oled esmaspäev, teisipäev, see on nagu toredalt aukus, aga tegelikult see ei ole päris see, mida sa võistlustel näed. Aga see on parem kui mitte midagi. See on parem kui mitte midagi ilmselgelt. Sul, Erki, on nii, et kui sa ise olid noor, et siis kui oli võistluspäev ära, et siis jäid ööseks veel sinna ja järgmine päev hakkasid harjutama. Ja eriti tegime mingi, kui näiteks olime kuskil, mõnikord, kui oli mingi normaalne klubikorras välismaal, Krossines, Prantsusmaal või kuskil, kus üldse hakkama ei saanud rajale, siis läksid õhtul kohe küsid sekretäriadis, kas on võimalik näiteks homme jääda. Ja ma olen, ütleme, hiljem ka olnud siin kunagiselt MX1-s neid Prantsusmaa rahvusvahelisi asju, siis ega tihti peale nii, et lakkab Pelle-Mari vallal ära, järgmine hommik, ma ei tea, mina näiteks Simpsonid, kõikid testima sinna nagu asju. Minu puhul oli küll see suht tavaline, et sa jäid sinna sama raja äärde, võistluspäev sai läbi, kõik läksid minema, aga ise jäid sinna veel harjutama. Et jah, sa ju tõmmad seal võib-olla mingi motos või mis iganes plaanis oli, aga... Paad lõigutrenni, paad stopper käima, siis mõtled järgmine päev, et süksid aega pand teine sõit. Kindel poodium. Raudselt. Ei, see on alati nii. Aga jaa, et... Järgmine päev on kõik kõige kiiremad. Pingemaas on. Pingevabalt. Käe sõitsid lahti ka ilma päeva. Täpselt. Käisid täis käe. Papsil on juba kuskil lisakarikas olemas. Nii, aga ma arvan, et see on hea teema olnud ja õige asi, millest rääkida. Siis ma arvan, edasi võiks vaadata, meil on eestlased, noored, kiired, vihased on käinud ka välismaal juba sõitmas, et ta algas siis meil poiste hooaeg ju Sardiinias ja Itaalia mandris nende Itaalia meistrikatega. Väga rasketes tingimustes selles suhtes, et see pinnas seal vihma tuli korralikult. Ja rajad olid väga aukus. Aukus, pehmed, soondas, et seal isegi videote pealt oli äge vaadata, et sealt mingi läks mäest alla ja siis üles mäkke. Ja võrripoisid, ütleme nii, et mõni lükkas jala koogu juurde. 4,5 mehed ka, nii välismaa vennad kui ka siis, see oli ka üks tore asi, vaata see video tuli ju nüüd üsna äsja välja, et Sander Luik käis seal filmimas ja EMF läks üles 2 etappi kokku, et ülikõva asi, et jälle nagu samm nagu paremuse poole. Muidugi, sa saad nagu ainult, mis seal toimub. Sa saad sihukest Eesti contenti seal teha, et siis 4,5 mehed rääkisid siis ka, et sihuke tunne nagu sõidaks 125-ga, et mäest üles venib nagu tatt, et ei lähe üles.
aga mis, ütleme, vaatan natuke neid tulemusi, loeme ka midagi ette, aga mis üldse sealt esimeselt Alghero etapilt silma jäi, kui me vaatame 125 poisse MX2, MX1, et mis esimesena peast niimoodi torkab, et eestlastest siis? jah. No esimene nagu negatiivne asi, mis sealt meelde jäi, oli see, et Travis sai jälle vigastada. See kahjuna, et ära vigastas ja täiesti süütu koha pealt jälle. Ja, et Ranne, ma saan aru, jah? Vist jah, oli nii. Ranne juures. Väga kahju jah, et nii pikast see oli täiesti totter olukord. See näitab seda, kui armetus ja motocross võib vahepeal olla, et sa noorena teed nii palju tööd ja näed vaeva, et tule tagasi ja siis loodan, et saab kiiresti korda. Ja, see on karm ala ja tuleb tagasi tulla lihtsalt. Aga positiivse asjana siis, mis mina veel sealt nägin, oli see, et kui palju tegelikult meid eestlaseid see oli ebaraske. See oli kõva väga ägena. Ja ütleme, MX1-s siis oli Jörgen ainukesena, aga Võrr ja 125 ja 2,5 siis oli siuke ikkagi väga arvestatav seltskond on kohas. See ikkagi fännina siis ka ma ostan selle paketi, et ma seda saaks vaadata. Ma just olen mõelnud seda, et kui meil olid nagu eestlased ehk siis näiteks Harri või Jörgen peaasjalikult minu jaoks just sõitsid Inglismaal, siis kui palju ma jälgisin seda sarja, ma vaatasin Nationali, ma vaatasin meistrikaid, aga nüüd, kui seal mitte kedagi ei ole, ma isegi ei tea, mis seal on. Nüüd MM-il ma sain aru, et see Ben Watson sõidab uuesti Inglismaal. Ma ei teadnudki seda. Jumala hästi pani veel. Ja väga hästi pani ka ja ma saan aru, et Inglismaal ta ka vist võidab selle, et kas Konrad Muse on droonilt löödud nüüd. Mingi teema inglastel nagu on, vahepeal nad tulevad sinna, nagu ütleme niimoodi, sinna Peeli käest tulevad sinna Lommelisse elama, mingisse MM-tiimi, siis nad kuidagi manduvad seal ära ja siis nad saavad kodusesse tiimi tagasi. Ma arvan, neil on kodus palju parem seal. Elada seal võib-olla ongi, et oma keskkonnas ja teistsugune kultuur. Mina arvan, et seal on neil sõitjana on tingimused oluliselt paremad. Ja ma arvan, et see kuidagi oma tiimiga, kuidagi see ühise keele leidmine ja kõik. Ja rahastus võib-olla, ma arvan, et saavad seal roiks palka ka. Ei, kindlasti muidugi. Selles suhtes, et see ei ole küsimuski. Nad saavad seal rohkem raha, kui nad tulevad siia Belgiasse. Oleneb tiimist ja mis tasemel. Muse kindlasti algul sai rohkem, ma arvan, kui ta pärast siin Inglismaal saab, on ju. Ja ei, kindlasti. Aga suures pildis või Söör sai kindlasti kunagi rohkem, on ju. Kui sa täitsa läbi lööd, aga just kuidagi nagu on jah see, et kui mõni jääb nagu vinduma sinna inglastest MM-sarjad, kui ta saab kodutiimid, siis ta kuidagi nagu leiavad ennast uuesti ülesse. Et selles suhtes. Aga tulemus vaatame korra üle, siis 125 poisid olid niimoodi, et Lustus tegi väga hea stardi esiteks, on ju. Lustus pani esimene üldse stardi. Ta oleks vist teise stardi napid kinni pannud. Ta ongi stardimees ka, jah. Aga ütleme, et suured poisid tegid oma tööna. Ei, muidugi. Aga 13-15 sõitudes kokku 14, on ju. Mul on lihtsalt järjestus pandud. Ma saan aru, et see siis nagu paneb paika selle, et Lustust me 85 seasta ja siis ei näe. Või? Ma ei tea, et sina... Treener teab äkki rääkida. Siin ongi täpselt või. Me lihtsalt arutasime vaata kunagi, mis värk oli, et nüüd, kui ma ka olen jälginud neid asju ja vaadanud, et Lustus siis Võrriga nii hästi sõidab, on ja... Ta tuleb väga viisakalt paneb, et ega see tegelikult oli ju päeva lõpuks see ka, et näha, kuidas see 125 üldse liikuma hakkab, on ja et kui see on nagu normaalne kõik, kuna ta on nii väike ikkagi, kasvult on, et ta ei ole väga suur. Ja suht niisugune kribu ka, et mis see 125 temaga teeb. Aga suures pildis on väga hästi nagu hakkama saanud. Tundub, tema teeb selle 105-ga rohkem, kui see temaga teeb. Jah. Väga ilus sõitis ju. Väga ilus sõitis, jah. Stardid on nagu välismaal ja see niisugune raske rada. Ma arvan, mõistlikuks jääda suure pilli peale. Suure pilli peale. Ise arvaks sama. Et pole vaja. Siis oli raud oli sõitudes 18-13, kokku 17. Ja siis oli Lukas oli siis 17-9, kokku 11. Teine sõit on juba ilus. Esimene sõit äkki oli tal mingi laks. Stardis laks. Tagant tulin. Aga kusjuures esimese aasta kohta väga ilusti tagant saab tulla, et see on nagu hästi. Tuleb ilusti. Stardid on läks natukene, võib-olla saaks paremini. Aga see on esimene aasta sul ikkagi, ma arvan, kuklas ka natukene veel vaata, et sinna koos lennata nende. Pole nii palju ilmselt enesekindlust. Muidu ta on ju kõva stardimees ka. 85 stardimees väga kõva, aga see võtab ka aega sul natukene. Loketis ju pani väljas, pani nagu nakstina. Täpselt, et kindlasti tulevad need ka järgi, et sul esimene aasta suuremad poisid seal, see mingis vanuses loeb nii palju, kellel seal massi palju ja kuidas sa kasvad, on ju. Et siis oli veel Martin Aus oli 21-18 ja kokku 23. Et ka punktid käes ilusti ja väga okei. Ilusti kirjas, jah. Täpselt.
et ja siis oli MX2, minu jaoks oli positiivne üllatus Pärn kindlasti. Pärn pani omale väga et stabiilselt on ju, 10-12 kokku 10. ja stardid olid ka täitsa vist enam-vähem on ju. Üllatavalt head või? Ma tahaks öelda küll nii, jah. Et ilus ja siis paat oli 27-17, kokku 22. Esimene sõit vist oli... No ütleks juba numbri järgi, et midagi on olnud. Midagi vist oli äkki, jah. Et siis on olnud veel pikand 18-24, kokku 24, ka punktid käes on ju. Pani ka mis kõuli, ma arvan. No seal väga keeruline, et see esimese tooaja närvid esiteks on ju raske rada ka. Väga palju pidanud vaeva nägema, et kõhuli panna. Ja siis muidugi, mis mitte nii all noodile, Sebastian vist tuli 2-0 sealt on ju. Jah, tehnilised vead. Tehnilised vead. Üldse, ütlen ausalt, lihtsalt üldse praegu on kuidagi tundunud väga palju neid mingisugust tehnilisi jampse on olnud praegu. Et Tann, mis toimub või? Ei tea, jah. Tann, jätta kommentaaridesse, et mis toimub Tannis. Või siis mulgikrossil, kui nad seal on. Jah, aga loodame, et saab tehnika pidama, sest kiirust on ja jaksab sõita ka. Robakatel ju sai ilusti ikkagi. Lahedalt on tal sõidustiil ka muutunud, nagu ta nii pikaks visanud ja nüüd on kuidagi see selg sirgu läinud ja kuidagi nagu mulle alati Gautier Paulin kunagi meeldis. Ja mulle isegi natukene mingites hetkedes see, kuidas ta puusaga mängib ja värki natuke meenutab Pauliini nagu, et päris lahedalt. Ta on hästi liikuma saanud ennast nagu pilli peal ja et ta nagu elab seal juba. Ja tavaliselt nii pika kehaga on nagu raskem saada, aga nagu selles mõttes elab seal pilli peal. Naljakas on see, et vaata, kui sa Tanni poiss vaatasid nooremana, siis need olid ju kopipaste. Jaa, täiesti. Kuna ma Travisti olen nüüd näinud tegelikult väga sõitmas, ta ei olegi saanud väga sõita, siis Sebastiani seisukohalt on küll see, et ta on Tanni stiilist nagu täitsa välja kasvanud ja täitsa tänapäevane. Alguses oli. Ma räägingi, et noorena täitsa sama, jah. Täpselt nagu kopipaste. Aga nüüd on jah, on nagu oma stiili peal. Oma stiili peal üle läinud ja kuidagi väga siuke, ma ütleks, siuke voolav näeb välja. Ilus vaadata, ütleme nii. Ma arvan, et 4,5 see on nagu tema pikkus ja see hakkab väga-väga tema kasuks mängima. Aga praegu ta on veel siukest vanust, praegu tuleb ikkagi MX2 puurida ja midagi teha jälle, et seal tuleb tulemusi teha ja asju. Peab nägema, kuidas ta stardid tulema hakkavad, on ju, et sealt väga minema saada, eriti see MX250 ju kalastamatu sari, et seal on nagu vaja ikka neid starte saada, et seal. Seal on keeruline ja selles mõttes kas või ole stardis seal, ma ei tea, ees on ja kuku siis sinna taha, sa saad nii palju rohkem seda eetri aega. Jaa, täpselt, paistad silma. Ja versus siis see, et sa tuled 25. koha pealt näiteks 12. mis tegelikult sõidu mõttes võib-olla palju kõvem. Aga mitte keegi ei märka seda. Ma olen tiimid on eluaeg siukse suhtumisega olnud, et see ja tavaline ongi eestlastel, me oleme siuksed vinsked, sitked vastupidavad, saame mingi kehva stardi, siis peame lihtsalt lõpuni vastu rühimiseni. Loodad sellele, et teine väsimine. Aga silma paistab ikka see, kui sa sähvatad. See we can work with speed on alati crossis toimunud, on ju, et kiirusega me saame. Või siis oled nii kõva vend, et tuled tagant otsast täiesti ette ära. Jaa, aga selleks pead üle olema. Siis ei ole vahet. Selleks pead üle olema, jah. Siis ei pea starte oskama. Ja minneski siis sealt nüüd edasi MX1 juurde, siis seal meil küll mitte esimene etapp. Aga seal olid ka, Algeros olid ka väga okeid tulemust, 10-11, kokku 8, kokkuvõtte nirtilus, jah. Aga stardid olid seal pigem kehvad tal, et kohe üle puu ei saanud minema. Aga nüüd, kui Mantovast räägime, siis seal... No, paneme kohe Jörgeni esimeseks ära, Karl saab välja. Mantovast jämedast võrri peale, muidu võrris sinna, et siis... Räägime, see oli äge. Teine sõit ikka tõmbas, kui ma seda asja vaatasin, siis tõmbas selle vägeva tunde kehale, et tõmbas kananaha peale, et juhatas seal paar ringi, et see on ikkagi see arendab sind nagu nii palju rohkem see, et sa saad sõita Kaiseril, ma ei tea, 2 ringi ees versus siis seesama, et sa tuled 15. koha pealt sinna 8. näiteks versus siis see, et sa paned esimene 2-3 ringi niimoodi, et sädemeid lööb silmast. Et see arendab nii palju, et sellega seoses siis ongi see, et kõik need noored võrrivennad, kes te sõidate, et taguge neid starte nagu reaalselt keskenduge, sest et kui te tahate sõita neid EMX-sarjasid, siis ja silma paista ja saada mingisuguseid paremaid nii-öelda diile või kuskil tiimidesse, siis start on üks koht, mida on vaja saada tugevaks. Ja seal sa saad seda kiirust treenida, mida sa kunagi trennis ka ei arenda, et sa sõidad seal ikkagi 110-120 prosta seal ees. Jah, ega see on ju vana tõde, et ega kui saad stardis minema ja siis on sul enda palju lihtsam ja muidugi sõita. Vaata kas või, lähen küll teise teema peale, aga võtame reisulised. No täpselt. Need on päris ägedad panevad. Seda on vaja. Ja vaata, kus nagu Karlis näiteks, kui ma vaatasin neid hooaja pre-reisse versus siis need 2 MM-etappi,
siis mul oli siuke tunne, et nagu et ta nagu ikka täiega haises. No ega ta ei saanud liikuma küll. No Jaanis pani, loputas nagu ja ta sõitis reaalselt EMX vendadega võidu. Ja vaata, kus nagu MM-i üks stardivõit selle esimesele etapi, mis tõmbas selle enesekindluse üles. Ja kus ta nüüd nagu on, ma olengi jälginud seda, et esimesed sõidud võib-olla tal ei ole nii head olnud, aga need 2 etapi teised sõidud, isegi see, et ta nüüd teine etapp ei saanud nii hästi minema, aga ta oli seal pundis sees. Et tal küll natukene vist see sõidulõpud vajavad ära, aga see ongi see asi, et enesekindlus ja start annab ikkagi sõitjale nii palju juurde. Muidugi. Lisaboost'i annab sulle see... Ja teine asi, mis mina arvan või mis ma nagu ise soovitaks, on see, et kui sa ikkagi seal ees minema saad, siis mingit tempot hoida pole mõtet. Küpseta nii palju, kui sul jaksab, paistad silma. Tõmba ruutu ära. Ja kui loomulikult sa pead mõtlema, et sa ennast üle kuudise ei lase. Aga selles mõttes, et parem on juhtida 3 ringi ja lõpuks langeda 15, kui langeda kohe 10-ndaks ja jääda 10-ndaks. Kehv on see, kui sellest saab muster, sest et ajaloost me mäletame MM-il küll neid sõitjaid, kes on nagu head startijad. Ja siis ka tankrumasse või? Ei, kunagi mäletate, oli rootslane, kas Bengtson või? Vaata, Ken Bengtson oli see, kes nüüd sõitis hiljem, aga mingi Bengtson oli ka. Philip Bengtson, jah. Ma mäletan etappe, kus ta juhatas nagu 10 minti Kairooli ees, aga siis ta nagu ilgelt kukkus lõpuks. Et lõpuks on see, et sa pead nagu, et kui sa saad hästi stardist minema, siis sa arendad ennast nagu edasi, aga et lihtsalt, et see ei ole lõpuks nagu iga sõidumuster, et stardi sees sõit 15, sest et siis lõpuks ikkagi see nagu tiimid ja inimesed saavad aru, et okei, sa paned need 10 minti ära, aga kui sa ära ei tassi, siis nagu vahet ei ole. Ja kui sa mustriks saab, siis loomulikult. Aga hea mõte oli see, et kui ikka minema saad, siis anna nii palju, kui sul torus on. No pole mõtet hakata jagama oma kohti. Seal midagi hoida ei ole. Nii kaua, kui see ei ole MM-i tiitli peal seda, siis nagu tagasi hoida. No sul ei ole midagi seal kontrollida ja, et hoian nüüd 5. kohta ja selles mõttes küll. Ühesõnaga Manto kokkuvõttes siis Erki, mis ta seal tulemused olid? Erki oli niimoodi, et 7-8 kokku 7, et üks veel parem kui seal Algerost ka. Et ma ütlen sellega, et sai eetriaega tähelepanu tiimidelt 10 korda rohkem, kui see terve MM-i hooaeg, kui seal 15 sõidad. Et see on nagu ülikõva asi. Siis meil oli Mantovas veel, võtame MX2 järgmiseks. Sebastian oli 10.38. Tehniline teises sõidus on ju. Millest me rääksime. Me rääksime ennem esimesest etapist. Et nüüd on siis Mantova ja, aga keegi teab ka, mis seal juhtus? Mina ei tea. Mul ka ei julgenud küsida. Ei julgenud küsida. Aga esimene sõit 10 on ju asjalik selles mõttes. Väga viisakas. Kas ta sai normaalse stardi ka või? Ma ei usu. Ma ei usu, ma arvan, et pigem tuli tagant. Ta on ka hea Charger, kui ta tagant tuleb tegelikult on ju. Et siis on Pärnal on 8.25. 8 on nagu väga ilusti. 8 on tubli. Teise sõidu kohta oskad sa, Karl, öelda ka? Kõhuli. Ma arvan, et jah, oli ka kõhuli. Seal mingi video oli ka, kus Kokinsiga seal paik kokku ja madistasid. Ma arvan, et see võis isegi juba olla mingi, äkki ta siis kukkus stardis või kuskil, aga need panid jah. See on ka ikka kõva, vaata, et vahet ei ole, kus Euroopas sa oled. Ei, absoluutselt. Kas eestlased või Baltikum, kui keegi kuskil kellega ära sõidab, siis see on ikka nagu Ja nii kui palju ajaloos on seda, et sa vaatad finišit ja need, kes Eestis on 1-2, need on seal ka 12-11, et seda nii tihti. Minu arust on mingi periood oli selline, et nagu ikkagi ühe riigi vennad on ju satud kokku on ju ja hakkad seal omavahel madistama. Ja siis kes sai mul kunagi ütles, et miks te raiskate aega, mingi üksteisega seal madistate, liikuge siis koos edasi, vaata. Ei, no sellest peab aru ka saama, no kuule, sa ikka näed seal oma riigi vende siis ilmselgelt nagu. Lisamotivatsioon. Muidugi, aga see on loogiline asi ka. Vaata prantslasegi MM-il, kui nad ikka kuskil omavahel näevad või mis iganes, et ikka läheb tuliseks ka. Siis oli meil Paat 36.18. Ma arvan, et ta ise oleks kindlasti rohkem tahtnud. Ma nüüd jällegi nagu siin väga hullult saa kommenteerida, sest ei ole neid nagu nii hullult seda infi on ju. Ei ole jah. Sest ega sa isegi, kui sa neid sõite vaatad, siis sa sa ei suuda seda jälgida, nagu mis, ma ei tea, sa pead ikka väga süvitsi minema, mis ringi aega ta sõidab ja kus ta lapchart'is seal alguses või... Ja kuna me nüüd eestlasi, mis on positiivne, on neid nii palju, sa ei jõua kõike seda infot ei jõua koguda. Sa näedki ainult seda teravamat tippu ikkagi. Ja. Kes teeb, sähvatab. Ja siis Pikand oli 28-23. Ja siis võripoisid, siis Lukas oli 11-16, kokku 12. No ikkagi soliidne.
soliidne. Ma arvan, et pole häda midagi. Siis raud oli 38-35. Minu arust tal oli ka tehnilised probleemid mõlemas. No need ei näegi tema moodi kohad välja ka. Ja siis lustus oli 40 ja 27. Mõlemad sõidus olid mingid ikaldused samamoodi, et seal täiesti puhast sõitu ei tulnud, et okei. Ja rohkem ei olnud võrris kedagi. Seal ausis on peale, seal vist ei õnnestunud, jah. Siis, mis ma tahtsin veel, et käime üle, ma vaatan korra siit, Euroopakad olid meil ju just eile, on ju, ei oota, täna on meil üleeile olid meil üleeile olid siis need, et vaatas korra neid tulemusi, kas nendele ka korra otsa. Mis on lahe nagu praegu saate jooksul saad aru sellest, et meil on Eestis nii palju noori ja välismaal sõitjaid, et kes selle AMA ja MXGP-ni jõuab, et see on ikka kodune asi, on ikka kõige ägedam. See on üliäge, et neid noori käib ja see on nagu jälle ise hakanud rohkem jälgima neid asju nagu, et see on nagu väga äge. Täpselt. Nii, võtame siis need seekord EMX 251, ma saan aru, et meil oli Sebastian Leok oli meil vist ainuksena kohal seal või? MX2. Jah. EMX-is oli jah, et ja vaatan kohe, mis need Kolis oli äkki oma grupis seal kuskil 10 kandis, jah. Mis näitabki niisugust, kui sul 2 gruppi, siis niisuguse 20 piirimail tempot on ju. Siis ma vaatan, et kokkuvõttes on olnud 22 ka, et on saanud sõitudest 1 ja 4 punkti, ehk siis 20 ja ma arvan, et 17 ja 16. Tann kirjutas ka sellest. Kirjutas. Vaata, loe kohe, et seal on, seal ongi see sama asi, et Euroopas eriti, et okei, kui sa madalamaid sarju, kas siis Adakit või neid eelkrosse, siis seal halva stardiga sa teed selle ilusama tulemuse. Sa saab päästa olukorda. Aga ilmselgelt selles sarjas on selle nagu kõrge tipp, et seal ka, kui saaks nende startidest paremini minema, siis mina usun, et ta tegelikult on võimeline sõitma vabalt seal top 10 sees, eriti liivasematel radadel. Et ma arvan, et selle taha jää lihtsalt oleks vaja nagu stardist minema saada. On siis raske? No eks seal ongi see sama, et tema kahjuks räägib see suurus ka, on ja. Hästi palju nagu räägitakse kaal ja suurus on ja. No aga samas on ka mehi, kes suured ja poisid teevad ka... Aga loeb ikka, kui sa vaatad suurt pilti, kui meil on Tomak või meil on Sexton või meil on Erlings, on ju kas või MX1 ikkagi, nad on eluaeg, nad ei ole need stardivennad tegelikult. Raskem on sul igal juhul elu. Jah. Aga on muidugi, ega üksikuid vende on ikka. No see ongi see, et kui sa oled ikkagi väga kirgas kriit ja väga kõva talent, siis jah, sa võid tulla selle halva stardiga ka, aga kui sa tahad, kui sa oled keskmik, siis sul on vaja stardid saada parem. Ei, muidugi on vaja, aga ma ise nagu praegu rohkem nagu räägin nagu sellest stardiprotsessist kui ainult stardist on ju. Et see kas suur või väike on ju, 2 kilo, ei ole 2 kilo on ju, hästi palju poetakse nagu mingite kilode taha on ju, või pikkuse taha on ju, siis, aga samas vaatad ka nagu teisi on ju, ka suured poisid, eks tehnika loeb stardis väga palju, nagu sõidutehnika ja siis veel lisaks siis nagu veel... Ma just tahangi jõuda sinnamaani, et see, kuidas sa siduri päästad, see, millal sa käiku vahetad. Mis asendis, kui sirgelt sa välja tuled? Kui sirgelt sa saad, millal sa keha liigub, et see, neid nüansse on nii palju, et ja kui sa suudad selle kõik kokku panna, siis isegi suurel poisil võib olla stardiloot. Ja, aga seal on nagu kindlalt see asi ka, et kui me räägime nendest EMX 25 või EMX 2,5, võtame siis 2 näidet eestlastest. Aston Allas, Põrris, vana ta on 14 või 13. Ta on nagu ilmselt sama raske nagu mina. Ta on suur täiskasvanud. Ta on suur poiss ja pane siis väike ajalustus sinna kõrvale. Nii, okei. See nagu väga-väga keeruline on Astonil saada paremat starti kui tal. Aga kui Aston näiteks saaks mingisuguse tehase suppordiga Yamaha, siis kindlalt ta võiks olla konkurentsivõimelisem. Ja samamoodi räägime siis Sebastianist, et kui ta on nagu ka suur kutt on ja, aga kui ta saaks Husqvarna tehase 2,5 näiteks, siis ma usun ka, et ta saab paremaks. Andrel on point õige, see mõttes, et tehnika loeb on. Mina ei ole sellega päris päri, aga ma saan su mõttest aru. See on juba enesekindlus, ma arvan ka, et näiteks kui see Aston Allas teab, et tal on tehase pill
muidugi. Istumise all või kui Sebastian Loeb teab, et tal on tehase pill istumise all. Usu mind, ta läheb juba starti nii, et tal on oks veits rohkem laiali. Ma olen sellest täiesti kindel. No jah, see oks võib olla lahti, aga kas see ma mõtlen, see ongi enesekindlus, et sa õnnestud stardist ja et sa mõtledki seda, et okei, näed, mul on siuke pill ja ma lähen ja ründan seda starti. Aga samas ütlen näiteks, eelmise suvel oli see stardivõistlus oli seal Justide laagris on ju. Nii. Kas, kui Lukas pani seal 85-ga enamus võrripoistele seal ära on ju, siis... Ta läks ainult vist finaali vist tegelikult sõitma, ta ei sõit kogu aeg nendega minu teada koos. No jah, aga seal ikka aga Andres, on suur vahe, kas sa stardid niimoodi, et sul on 3 venda kokku või sul on 40 venda kokku. See on väga-väga suur vahe. Seal vahet veel hullud, kus ajasõidus, kõik seal on neid liikuvaid ülisi palju, aga üldpoint on nagu õige mõlemal selles mõttes, et ongi, et sul on vaja vaadata kõigepealt otsa enda sõitjana, niikuinii sa ei saa, ütleme nagu Sebastiangi, ta on ülipeeniks, ka läinud, sa näed, et seal ei ole nagu, et sa võtad lõpmatuseni alla nüüd või midagi, et selles mõttes sa pead oma tehnikat lihvima, võtma selle, mis sul võtta on, aga teisest küljest on nagu mõlema point on selles mõttes õige, et sul on ka vaja nagu enesekindlust ja Andre ütleb ära. Ei, ma ütlen ära ja siis ma olen sõitnud tehaste pillidega, ega need imeti tee sulle, et selles suhtes, et kui sul starti ei oska, siis tehaspilliga sa võida niikuinii. Ilmselgelt ma nagu... See oleneb ka, kus maal sa nagu selles sarjas ise positsioneerid ennast või oma peas, see mida Karl mõtles, et kus sa nagu ise ennast positsioneerid. Sest ju ma arvan, et nii võib-olla mõnel Eesti poisil võib olla isegi tehase mootor kohal. Võtamegi siis sama nagu Jürgen on ja, et Jürgenil ju ka ei ole tehase pill, aga ta pani Mantova stardi kinni nagu Stanuga, aga ma ütlen, et Jürgen ongi ka, ta on hea start, aga samas ta ei ole ka mingi raske vend on ja ta ongi kerge poiss. Jaa, absoluutselt. Aga siin ongi nüüd see küsimus, kui nüüd saab tehase jamu, et kas ta nüüd iga start on siis esimene on ju? Ei, see ei tähenda seda automaatselt. Aga see annab lihtsalt jälle selle lisa 5 või 10%. Ei, muidugi. Park Kärbeskaalus, Park räägib, kuidas suured poisid peavad startima hakkama, et varsti tulevad eritreeningud. Eritreeningud, et kui oled 85 kilo pluss, siis... Ja paned võrri, siis ajame kamba kokku ja Park näitab, mismoodi see sidur tuleb lahti lastud. Pauga. Känno tagant käib. Käib rohkem lahti, õige. Ma leidsin vahepeal siis Tanni selle kommentaari selle Hispaania EMX-etapi kohta. Nii, Tanel kirjutab esimene Euroopa meistrivõistluste ehk EMX 250 sari sai algus Hispaanias. Sebastian esimene sõit kukkus algul ja siis tegi korraliku esituse. Vist keegi teist ütles ka, et ilmselt tuli tagant. Ja teine sõit ei leidnud oma rütmi ja ei saanud ennast käima. Esimene sõit 20, teine 17, kokku 22. Ja siis... Loodan, et läheb siis paremaks. Ei, läheb ilmselt, sest et eelmine aeg ka, kui saate enne vigastust on ju, ei tasu unustada, et ükskõik kui palju sa sügisel ja talvel sõita sai, kus ikkagi tuled pikast vigastusest, sul on alati algul raskem. Kas ta läheb Adakit ka sõitma? Ma kindlasti läheb. Ma arvan, et Adaka võib olla hea sari, kus nagu ka seda enesekindlust kasvatada. Kus see rütm üles leida? Kindlasti, jah. Nii, siis vaatame EMX 125, seal olid meil siis 2 poissi, olid Lukas Leok ja Aston Allas. Ma arvan mõlemat päev vägevalt. Nii palju, kui ma esimest sõitu vaatasin, siis seal käis ikka lõpuks estikad ju. Ei, no kusjuures mina vaatasin ka seda momenti, et nagu, et... Aston tagant tuli peale ju. Ja, et nad panid ju kõhuli ka vaata. Mõlemad vist. Aga ma arvasin, et nad panevad 11 pikali, aga tegelikult ei panna. Et Aston vist kukkus ennem ja siis Lukas pani natukene hiljem. Aga samal ringil lihtsalt. Ühesõnaga siis esimest... Mina vaatasingi seda vist laivis ja siis ma vaatasingi niimoodi, et seal oli mingi ilge punt koos neid on ja, et seal olid teised ja siis Lukas ja Aston on ja ma vaatasin, et Aston tuli tagant vist kõige suurema hooga peale. Niimoodi, et mingi moment oli Lukasel seal täitsa mingi sekundi või siuksel kaugusel, aga lõpuks siis, ma usun, et Lukas sai vaatas, kui ta sinna taha vaatas, et seal Aston on taga, siis ta sai kindlasti motivatsiooni juurde, et hoidist ära ja lõpuks jäi vist natuke siuke mingi paarisekkine vahe ka. Siin on jäänud 2 sekki põhimõtteliselt. Ja siis ikkagi kohad on 15-16 esimest sõidus siis. Oota, mitmes aasta Astonil, kas see on teine või 3. nüüd? Eelmine jäi vahele ka põhimõtteliselt. Teine aasta siis. Teine ta võiks 85 ka sõita, jah. Ta võis küll, aga ma mõtlen, et mis aastal ta võrri läks nagu? Eelmine aasta, aga see oli see poolik, jah? Ta oli poolik vigastatud. Põhimõtteliselt teine aeg, et ta on ikka mõlemad värskelt klassis. Jah, värskelt.
mis kindlasti, mis mul jäi lihtsalt silma minu arust, ma nüüd võin kontrollida ka, aga mis on positiivne, et Lukas neid 100 sõidus 4. aega, on ju. Mis on nagu ilmselge ka praegu, et kui sa oled esimest aastat klassis, oled seal väiksem kui teised, on ju, nii edasi, et sul võib-olla ei õnnestu ju kohe need stardid ja seal sõitudes ongi natuke raskem, on ju, aga noh, nagu me rääkisime, siis kiirus on nagu juba oluline, et kui sa ajasõidus näitad, et sa 4. oled, siis see on kõva sõna nagu. Muidugi sul on ju kui sul on juba olemas see, siis ma arvan, et see on nagu aja küsimus. Ja muidugi. See on aja küsimus, millal. Täpselt ja esimene hooaeg niikuinii tulebki mõistlikult alustada ja teeb väga õigesti nagu. Ja teine sõit on siis niimoodi, et Lukas on 12 ja Aston on 20. Et mõlemad tagant. Mõlemad tagant oli. Ja siis Lukas puhul ma ilmselt ei oska nii palju kaasa rääkida, aga no tagant tuli väga hea hooga, lõpuminutitel võttis korralikult mehi ära. Mis on ka väga hea näite iseenesest. Et selles suhtes, et väga tugev lõpp oli. Astoni puhul, tal on nende, kuidas ma ütlen, ülesärkamisega on vahepeal natukene... Ei saa käima jah, et selles suhtes, et sõidu algus oli suht sükene, natukene nagu uimerdas äkki, aga kui pärast sai liikuma, siis hakkas sõitma. Pühapäeval oli varajane asi ka, nii et seal on see formaat, millega ta ilmselt vist väga harjunud. Kas see oligi esimene etapp, kus ta peale sai või? Jah, G-komsis ta ei saanud peale. Et see oli esimene tutvumine siis mõlemale poisile selle formaadiga, nii et laupäeval on see, et sa saad ikkagi vabatrenn, kvali ja sõita ja see on nagu niisugune nagu normaalne, nagu millega sa harjunud oled, aga pühapäev on ju see, et sul on ju päris vara on see sõit. Ei, see on väga vara, seal on mingi, kas seal on see sama asi, mis EMX Openil on, et sa saad mingi 3 ringi soojendada. See on kõigil EMX-il. Jube vastik asi. See on väga totter, aga no mis sa teed, pead arvama. Ei, muidugi. Ja ikkagi see on parem olgu nii ja sa oled seal MM-i pundiga koos seal samal nädalavahetusel samas kohas, kui see, et nüüd noored on kuskil eraldi ja et see on ikkagi nagu vajalik. Sest Astoniga sai ka nagu paar sõna räägitud ka ja siis on nagu äge kuulata, et mis noor poiss nagu arvab, on ju, et rada ja niimoodi on ju, et need emotsioonid on ikkagi päris ägedad, hüpped on suured, rada ei ole lihtne, et päris väljakutsuv ja pluss veel on see, et mis ma arvan väga palju šokeerib, on see, et kui need kõik sõitjad, 40 sõitjad, 125 sõitjad lähevad, need kõik ju oskavad sõita. Et selles suhtes, et need kõik on siuksed, et nad panevad, nad ei jäta sulle nagu hingamisruumi. No ma ütlengi, see MX-sarjades me oleme sellest ennem ka rääkinud, et seal on vähemalt, kas me võtame 125 või 2,5, siis mina arvan seda, et seal on mingi 10 või isegi 10 pluss sõitjad, kes võiks tegelikkuses nagu poodiumi eest võidelda. Ja see kõik hakkabki lihtsalt peast kinni ja see hakkabki sellest, et nemad on nagu noored, neil ei ole kogemust, et just see sama, et Lukas on hea startija, aga ta ei saanud näiteks seal väga hästi minema ja ta ei saanud seal alguses ka hästi. See on enesekindluses kinni ja see kõik tuleb ajaga. Sa trügid seal nendega juba. See on sama nagu see reisulisest, et näed, sul on seda ühte õnnestumist. Ma usun, et see on selles kinni, et sul on vaja seda ühte õnnestumist ja ma olen täiesti kindel, et peale seda ühte õnnestumisest kõik need järgimised, see stardid ja asjad lähevad juba nagu tõusujoones. Muidugi, absoluutselt. Ma vaatasin siin teises sõidus ka näiteks ringiaegade poolest ka tegelikult Lukas näiteks esimesele ja kui ta tagant veel tuli ka, siis tegelikult esimesele mehele kaotab ainult siin isegi hästi grammi vähem kui 2 sekki, et tegelikult see ei ole nagu midagi hullu ja siis esimeses sõidus olid need samad ringiajad ja siis teises Astonil oli 58 ehk siis 4 sekki esimesel, et ei ole ka maailma lõpp, et selles mõttes. Tagant tulles 2 sekki esimesele, see on isegi nagu väga eriti siuksel liivarajal, kui sa alguses saad ikka sa ei saa oma tuhhiga minema. Ja minu meelest seal on ju ka esimesed vennad on ikkagi mingides suht tehase tiimides. Abemine ka vennad, ma arvan ka. Ja täpselt, sest et see on ju vana tõde, et eestlane areneb nagu meheks palju hiljem kesk-eurooplane, et kui sa vaatad Lukas Köönenitki, siis oli juba mingi 17, kui oli Vuntsi Abe mustem kui Eestis 30-aastasel mehel, et selles mõttes nad arenevad. Tarki veel pole Abe kasvama. Mul pole ka kasvamagi hakkab seega. Aga ütleme nii, et vaata, noorena sa võib-olla ilgelt tahad, sest vanemast mõtled juba, et ei tea, kas viitsib nii tihti Abet ajadagi. See on nagu plussid-miinused. Jah, plussid-miinused. Mul siia on antud, aga kõik, mis siit allapoole ei ole ka antud. Ja. Mul on vastupidi. Seda tahtsid kõik vaadata.
super, nüüd on ainult Eesti Krossi kogukonnalt teada, mis seis teil Karvastikuga on. väga hästi. Nii, mis meil siis veel? Mõlemal on põõni vaja. Kellel ülevad, kellel all. Täpselt. Nii, aga ma arvan, et see ongi selline eestlaste hea ülevaade tehtud. Ma ei tea, me võime ka kiirrünnaku teha ka MM-ile ja Supercrossile, et kuigi ma arvan, et võiks sinna, kui hooaeg on MM-il rohkem käinud ja AMA hakkab veel rohkem lõpusirgile jõudma, siis võime seda süvitsi rohkem analüüsida. Aga mis võib-olla, ma kindlasti nädalavahetusega Krossi sõbrad vaatasid, on ju Supercrossi, et Hunter Lawrence on nüüd väikse võiduseeria peal ja päris hästi sõidab, on ju. Täpselt siuke tunne jääb, et kui esimesed etapid olid ära, siis Jett andis väikse ketuka ja nüüd hakkas, siis läks kohe. Enesekindlus jälle. Vaikselt etapp kinni, sai aru, et... Algul ta oli 4 kord teine ju. Et selles mõttes nüüd on punkti liider 9 punkti Tomakist, on ju. Muidugi see 9 punkti täpselt siuke, ei, no Supercrossis see pole midagi. Mitu etappi jäänud veel on? 7 või? Okei, siis nagu jah. Ei no seal sõita on veel küll ja veel. Küll ja veel on sõita, jah. Põhimõtteliselt Estikatel 2 hooaega. See on väga hea võrdlus, kus juures. See on tõsine võrdlus. Lihtsalt, et see on... 2 aasta jooksul sõita veel ees või? Lihtsalt see on 7 nädala jooksul, on ju. Aga Tomak ei olnud päris tema ise viimane nädalavahetus. No viimane nädalavahetus, kui sa vaatad üldse seda seda vahe, et Hunter ja Ken ja siis oli nagu ikka väga kõva kalender, et ma ei tea, kas mingi 6 või 7 vendse ringiga või. Rada oli viimane, kes ei saanud. Muidugi see rada ei ka täpselt siukene, et ma arvan, et mõni mees võttiski selle hoiaku, et võtabki veits nagu mõistusega. Kui ei istu, no Tomak on eriti siuke vend, et seda on ju alati öeldud, et kui talle ei istu päris tsikkel hästi või kui rada või midagi sobib, siis ta võtab väga mõistusega, et isegi võib-olla vaatad liiga mõistusega, et selles suhtes, et jah, oli näha. Aga no ütleme, kui sa üldises standardis võrdled, siis ega kui ta ikkagi Roxenist ka sõidu lõpuks nii palju maha jääb, siis see ei ole nagu tema standard selles mõttes. Aga kuigi Roxen tegi minu arust jumala ägeda sõidu. Ja Roxen tegi väga hea sõidu ja mingi hetk korraks isegi tärkas mingi säde, et mine tea, äkki läheb Hunteri järgi ka, on ju. Aga siis ma vaatasin ülevalt seda sõiduminutite kella ja siis ma sain aru, et ilmselt mingi, et tekib see paar prossa langus, mis tal on see. Aga kas te panite tähele, mitmes Roxen oli, kui esimest korda näidati peale starti? Ma ei pannud, et kus taga poole, on 16. Ta tuli tagant otsast. Tuli 16. Väga hull lihtsalt. See on müstika, kuidas ta teeb seda. See on täiesti ulme. Ja kuidagi kauem pidas see intensity vastu ka. Muidugi oli ka... Mulle tundub, et ta on ikkagi, et see äravajumist tal ei teki väga. Ei nii hullult, aga paar prossa tal tekib ikka. No natuke. Ja siis seda, mis tal esimest ringina, see pole võimalik säilitada. Kõikide aastate kõige parem on ta raudselt praegu. Absoluutselt. Ta ise just, ma täna hommikul vaatasin mingit shortsi, kui ma podcasti ette valmistasin, oli päris kettas ka mingist selle kommentaaride kohta, et ta looja teine pool vajub ära. Ta ütles, et see on nii minevik, et ta viimast 2 hooaegast vigastada saanud. Üks kord oli see, kui ta see taga mortleks lainetas vaata ja mingi oli veel, et tegelikult tal seda tippi enam pole nii-öelda nagu old super. Ja loodame, et siis need sõnad peavad paika ja siis tegelikult okei, ta on nagu Hunterist on 31 punni. Aga nagu ma ennustasin, mina ikkagi usun temasse veel. Sa usud temasse, väga õige. Sa mäletad, kuidas sul top 3 oli? Ma kohe võtan need ette, ma küll ei tahaks seda teha, poisid. Mul ei tasu seda teha. Mina sinu kingades ei tahaks üldse olla. Teate, mul on üks probleem ennustusega, ma just ütlesin seda tookord ka, aga ma olen aru saanud sellest, et vaata, ma olen ennustuse kontseptsioonist valesti aru saanud. Ma ei saa aru sellest, et seal peab rääkima sellest, mida sa arvad, et juhtub, aga ma räägin sellest, mida ma tahan, et juhtuks. Eks ma panen nagu täiega puusse vaata. Et see ei ole nagu okei, nii mööda panna. Kiirelt, mina tahaks ikkagi üle võtta, kui sinu lemmiksõitja. Anna tuld. Ma olen valmis, ma võtan kõik peksle vastu. Sa mõtled seda venda, kes oli, kelle hooaja algus oli seal kuskil Lake Hululul, kus kopterid lendasid ja surfilauad nagu... Aga nüüd me oleme Urus, me oleme Floridas, me oleme Jõekalda vähiurus kuskil. Te olete metsas oma enduro-pilliga. Ei taha enam õue tullagi või? Ei, no ma mõtlesin isegi, et äkki jätaks saata ära või midagi, et läheb kuskile välismaale ära. Jutud käivad, ei tea, kas saab üldse hooaja lõpuni selle rohelise värviga? Ei tea, jah. Päris karm, et... Viimane aeg mingi plastiku küsida, vaata, et saatke näidime. Ja, et saab rohelise plastikuga seina peale. Ei, no päris keeruline seis on ja ei ole salata. Vaata, kui mehe võttis mõtlikuks kohe. Üks võit on käes. Vaata, mingi 5. etapini see nagu kandis meid, aga tänaseks minu jaoks sellest ei ole aisugi järgi enam. Ja siis Erki panustanud ka ta peale, vaata. Ei. Ja siis su teine üks lemmikvend, vaata. Ma võtan kõik vastu. See Kickstardi tiimis. Kickstardi. Jason Boyce.
Jasonist Algus läks oli ikka tegelikult- täitsa nagu ütleme lappama eesti keeles, läks nagu eraelus vist, ei no kuidas nii, Jason? et see oli ikka, ma ütlen nii, et mul ei ole kommentaare. Mul ei ole kommentaare. ei, tegelikult päris karm teema selles Karm teema, mõttes, et Paha poiss, noh. et noh, nii kaua, kuni ise kõrvale ei seisa, ei tea, mis toimub. Ja. Ei saa kõike päris uskuda ka, aga Muidugi. seal ikka midagi pidi tõepõhi peab midagi väga olema. mäda olema, et ja noh, absoluutselt. ühesõnaga nüüd toodi Justin Bogle sisse ja Vana hea Justin ülikõva, Bogle. et peale sõitis Muidugi, ka. Väga muidugi. kõvasti pani. Ma mõtlesin, et see nagu noh, On läinud rong, on ju. Ma ise kartsin aga ma ei sama. tea, see on ikka kuidagi siis cross või supercross, kui sul see korra on olnud. no see on See teema. jääb See on sisse, ikka, see- see on nagu, et see ei ja, kao ja seal väga niimoodi. paljud seda ei leiagi kunagi, või noh, enamus ei leia seda kunagi, on ju, aga see on jah, et selles suhtes, oota, ma võtan need ennustused ette, te võite nii kaua korralik kella Et aga- ja mind veel tümitada siin. ja ei, ennustuse kohal ma võin nii palju öelda, et jagage siis ära, kes see mu lõuna täna siis kinni maksab. kusjuures ma enne Kas saadet panete ütlesin koos ka, või et kuidas? ma enne saadet Koos ütlesin või ka, et tegelikult kui ma arvega? vaatan, mul on üks tahad arvet saada või? mul on siit üks fraas meeles, mis me rääkisime Tomaki kohta, siis ma korra mõtlesin oma peas nagu, et võib-olla me peame mõlemad Andrele tegema nagu, et see Tomaki hooaeg on läinud ikka hoopis teistmoodi, kui me arvasime. aga mina ennustasin Tomaku, ma tean, et teiseks, ehk siis mul on No, praegu kõik paigas. päästab päeva, jah. et kui me räägime veel selle ennustuse, nagu me peame vaatama, mis seal inimesed arvasid, ma nagu hoian päris tugevaid kaarte siiani käes. ma pean seda lugema hakkama. Viimased saated me ei ilmu kohale, vaata, Karl on üksinda. et Hunterit keegi, no Mina vaata panin. korra üle, sa panid kolmandaks. Ma panin kolmandaks, jah. Kahjuks. Või no ma veel ei tahaks nagu loota, et ta midagi ära puterdaks, aga mul on väga hästi meeles see, kuidas sa ütlesid Cooper Webi kohta, et ta ei ole väga pädev esimesel etapil poodiumile saama, siis tundub, et ta ei ole ka väga pädev selle hooaja kokkuvõttes. kuulge, ärge unusta seda, et enne restarti Cooper Webb juhtis sõitu Ikka. ja see hooaeg oleks võinud väga teistsuguse alguse saada, kui see oleks olnud nii, onju. Et tegelikult punane lipp tuli nii, et Webb ju hakkas isegi natuke eest ära minema. Aga no, et see on oleks. ei no Cooper vahepeal juba midagi nagu sähvatas, mul oli korraks ta üle hea meel, aga midagi on kuuldud ka sealt, et nagu midagi selle uue generatsiooni, pilliga tal nagu, et minu arust ta on üldse kas uuesti tagasi äkki 24 või 25 mingi settingu peal või mingi asja peal, et testimist on ta kõvasti maininud. kui tulemust ei tule, siis peabki vahest nii settima hakkama. tipptasemel võib vaata, et tuleb mingi muudatus kuskil ja ei leia kohe seda oma, on ju. Tal on nagu just olnud natuke nagu kiirusest puudu. kiirusest on Mitte varem, et tal ei oleks ta olnud, ta on kuidagi ära händelinud selle, vaata. Aga see aasta on kuidagi nagu, kas siis teised on ikka veel kiiremad ja nagu, noh, see klassika, et ma olin kiire, aga teised on veel kiiremad, et see nagu võib ka teinekord juhtuda, jah. Nii, ma mõtlen. oota, aga millal Sextonit siis uuesti näeb või üldse ei näe enam? Teate, mul ei ole otsekontakti, kuigi ma väga tahaks. Saada SMS küsi, et mis ma väga toimub. tahaks Jasonile vahepeal kirjutada, et mis seisud on, et kuidagi väikse, ma annaks niisuguse väikse positiivse noodi poisile, nagu vähemalt ei ole hullu. Tegelikult see oli tubli. et Mis me tal oleme kõik üldse nagu see- vahest olnud seal Rentslis. mis see nagu official asi on, et mis tal siis puruks on? Peale selle, et Ma ei tal mä- peas praegu nagu seal on hästi palju asju puruks. Pea on paistes mõtetest. Ma ei ole, minu meelest see äkki puusale pihta kuidagi. Okay. Ma isegi vaatasin ta Instat, ma mõtlesin ka, et kas on midagi, aga tundub, et ei ole ja, Ei ole, ei ole. muidu ta oli kõva vlogimees ka, aga see vlogi asjadega on nagu siuke huvitav lugu, ma olen pannud Prado puhul ka tähele, et siis kui nagu Ei tule sõitu on ja tuleb, siis nagu toob niimoodi kurat YouTube'i täis, et ei no ei jõua ära aga vaadata. ma võin teile kogemust rääkida, ma tegin vlogi, siis tuli Covid jama mulle peale ja ei ole mugav teha. Ma tegin küll edasi, onju, aga ma ei tea, kas see oli nagu tark tegu, selles mõttes ongi, et see on nii, seda sa ei tea mitte kunagi, kuidas inimesed seda vastu võtavad ja neid iriseid ja vilkujaid on nii palju, onju, et kui ma olen ise seda teinud, siis ma ka enda saan aru, miks nad ei tooda seda edasi, onju. No pole et sa millegi annad pealt nagu toota. lihtsalt nendele purejatele nagu konti hambusse ongi. ka, sest ega spordis ja neid fänne, neid on alati, eriti Muidugi. USA-s seal, onju. Et selles mõttes nagu ka enda saan aru, aga teisest küljest ongi, et ole meest edasi, onju, et Ja see vaata- on nagu balanss ka, et kuidas sa seda nagu mõtestad enda jaoks. Aga jah, ei ole nagu mugav, ma arvan, teha seda selles suhtes, et see võtab tahad nagu enda energiat sisse vaadata ja peeglisse kõvasti vaadata, siis on nagu keeruline, jah. Aga nii, meil on siis Erki A1 ennustus Sexton, Roxen, Hunter ja siis Championship. Sexton, Webb ja Hunter. aga samas Webb ei ole veel väljas. kehva, sest ta on praegu kolmas. aga no täna see näeb ikka väga mannetu välja, peab tunnistama. Nii, siis ma ei hakka neid A1 neid tulemusi vaatama, aga vaatame just see Championshipi poolt, on ju. Et
et Karl on siis öelnud, noh, mul on ettelist A1 on Malcolm, no ei ole ka nagu naerda siin liiga palju. Ta sai väga haiget. Ei no mis ma mõtlesin, tegelikult purakas oli üleval. Ei no korraks tal on aga kui see pämm pea nupu sisse maandub sulle, siis ega sa ei näe ette seda asja. Teine mees on sul õigesti, sul on Roxen teiseks. Sellega ma saingi oma lõuna kätte ju. Aga mul on ka üks Roxen teine, jah. Sul on ka või? Aga mul on ka Roxen teine. Näed, A1 Oota, aga siis sina teed meile ju. Siis on A1 Roxen ja tal on Tomac teine. Me peame arvutama hakkama siin. Ja siin ei ole nii, et sina saad. Sul tõmmati praegu päeva lõpuks teeb meile. Tõmmati poisid nii kokku ära. Siin 2 kuud juba käin. Ei no ma tahaks Vapianosse minna. Pärnusse tagasi sõidab Velje peal. Toob kandikuga hoopis süüa. Tuli, ma arvan niimoodi, et kogu Tallinn kuulis rebi. Ma ei praegu leita mul vaiva jalgalt ikka täiega ära neist. Nii, Andre ütles siis, sul on championship on siis, Karlil on Roxen, Tomac ja Stewart. Aga Tomac on praegu paigas. Tomac on paigas, jah. Aga Anterit sul ei ole, meil on mõlemal Anter sees. Et siin peab hakkama, meil on ikkagi vaja rehkendama hakata siin. Nii, ja siis Andre on öelnud A1. Ma ei ole matemaatikas väga kõva. Krossimehed on kõvasti silma paistnud sellega. Nii, siis on, Andrel on siis A1 on Roxen, Tomac. Okei, need on omavahel flippinud, aga mõlemad on sees ja Anter on 3. Aga ma ei mäletagi, kes 3. oli A1, kes keegi mäletab? Prado. Prado, muidugi, no seda ei olnud kellegi. Selle järgi mulle tundub, et jah, ma hakkan vaatama seda. Ja siis championship on siis Andrel on Veeb. Sexton. No ütleme, et sul on isegi hullem kui mul. Mina panin tema. Ja Sexton teiseks. 3. on Anderson. Anderson, keegi tahtis panna kusses kuhuga, aga ei pannud vist lõpuks. Anter. Et selle me praegu nii ütleme, seda peab veel arvutama hakkama. Ma ütlen, et mul on halvasti, aga mitte nii halvasti, kui ma arvasin. Praegu tagantjärgi mõtlema, kus ma ei tea. Tagantjärgi on kõik targad. Ei, no muidugi, jah. Siis, mis tahaks veel öelda, ma loen selle korra selle punkti seisuga ette, et meil on siis Anter juhib punktisarja, teine on Tomac, 3. on Roxen, mis on positiivne, ta on püsinud ilusti. Siis on Cooper Webb, siis on Justin Cooper. Et no edasi ei olegi. Ma saan aru, et esineli on tegelikult veel siuke, kes on nagu, et midagi seal võib natuke muutuda. No keegi... siis MX2 koha pealt või 250 USA-s ma tooks ainult Eideni välja, et ta on ikkagi väga suure sammu aastat nagu edasi. No, et ta lainet kordas on stardi paremaks saanud ja nüüd tal on ikkagi täielik kontroll, et kui sa oled viimase nädalavahetusel stardid 10. East-West shootoutis ja tuled sõiduga kõigist mööda, siis noh. No ta sai trahvi ka ju. Sai täitsa lambitrahv. Ta on jumala. Täiesti lambitrahv. Kui 2 nädal tagasi ei saa vennad punase risti lippuga hüppamise all trahvi, siis ta sõidab 2 mingisuguse suvalise valge tilulilu vahelt läbi ja saab selle eest koha kaotus, mis on väga lamp. Ta ise pani ka kajakat selle üle. No muidugi, ma arvan, ta teab väga hästi, mis see sõit tähendas talle. Siis, no ma ei teagi, mis meil siin veel on mingisuguseid... Miks 2? Paul Davis, tema lained on muidugi teiselt planeedilt, see on tõesti ilus vaadata, et ta võtab seki 2 ringi pealt lainetes, et nagu see on äge. Ansti alguses üllatas. Siis on nagu ära vajunud. Nii kui... Ja Joe Shimoda on hea poiss ja head poisid jäävad 4. kui andmine käib. Ma olen just vaadanud ka, et ta on nii... Liiga viisakas. Juba viisakas. Räägivad mingisugusest sõidustrateegiast ja racecraftist, ma ei tea, seal on lihtsalt see, et publikut ei koti see. Ja kedagi ei huvita päeva lõpuks, aga Crossil on nii, et sul on paber ees ja vaadatakse resultaat ja päeva lõpuks huvita isegi see hooaja lõpus, palju sul neid tehnilisi oli. Nagu, et tegelikult päeva lõpuks vaadatakse resultaati. Et aga jah, tema jäigi seal, tegelikult oli, ma arvan, kiiruse poolest teine vend, aga lõpetas 4. No viimane ring ju põhimõtteliselt eelviimane kurv vist lasi veel 4. ennast. Ja MM, no seal on vägevald. Esimene etapp Erlings näitas vana head Erlingsit, tuli uue sikli ja uue pilliga ja näitas kohe ära, et sõidu lõpud on tema teema. Ikkagi niimoodi Fevre teise sõidu lõpus ära käigistada, lõpus oli ikka väga vinge. Ja no see mulle tundub lihtsalt, ma ei tea, kuidas see paksu liivases, Hispaania oli natuke juba teine pilt, aga ikkagi see, kui hästi Sonda tööle on saadud, oli väga hästi. Seal liikus ilusti. Sonda on kogu aeg hästi töötanud. Ja pill on sirge ja sõitsid vaata toleks USA-s kätt, kuidas neil see asi. Ja stardid on tal Hondaga paremaks läinud. Ei saa öelda, et ei oleks Allshotki tuli. Viimane oli mingi 20 aastal äkki üks kogemata. Tal on praegu päev jah, tal on vist boosti pauk on üleval. Ja siis teine asi on see, et järgmisel etapil, ma arvan, Erlings pole liivases kunagi niimoodi peksa saanud, nagu ta nädalavahetusel Kööneni käest sai. Mõlemas sõidus 15 pluss sekki, et... Ta ise ka ei uskunud seda. Ta ise ka ei uskunud seda, aga mina ütleme, esimene etapp ma sain aru, et Köönen ei ole päris tema ise, et ta oli mingi silmapõletik või mingi asi. Aga teisel etapil ta oli ikkagi nagu nii peajagu üleval. Aga ma võin öelda, et Lukase vend Sass,
on iga etapp samasugune olnud nagu terve eelmine hooaeg. toimetab, esimesel etapil mulle meeldis, kui Paul Mali meeldis, et the front fender is looking the wrong way. tuli nokka ja niimoodi. Päris hull nagu kas teil endal hirmus ei ole? Suht müstiline tegelikult on minu jaoks see, et nagu mismoodi ei saa nagu paremaks seda asja. Nagu ma vaatasin neid, kui juba need hooaja need krossid, nad ju sõitsid ka Algeroseni. Siis seal vaatasin mingid videoid, kuidas ta seal vabadrennis oleks juba pand ennast nagu... Need on kogu aeg minu arust väga hull. Aga ei üldiselt ma ei tea, mulle tundub, et MM-il nagu Fevre Laks oli natukene nädalavahetusel siuke ehmatav, päris pikalt paha Links jäi kõhu alla, ma arvan, see ka kuidagi nagu kas roided või kõht sai nii pihta, et jäi pikalt maha, aga tundub, et midagi viga pole. Kaiser on hädas natukene praegu. Ta ei ole leidnud vist oma rütmina. Ta on ise ka öelnud, et nii palju on testimist ja asju, aga pole veel päris seda leidnud, on ju. Et tal esimene teenised muutuvad ka, et inimesed otsib veel natukene. Ta ei ole vaata starti ka ju saanud. Päris ei ole, aga seal ka ikkagi tehase mootorit on vaja. Naelad ära. Niimoodi pani vasak maksa haagi praegu. Ma ei olnud, mis siis. Tehase mootorit on vaja. Siit tuli vasak sirge, ma ei olnud park teisipäev hommikul. Starditrenni tegema rohkem. Starditrenni, Ei no tegelikult jah. Ei, seal kohe hakkab mängima, kui sa tunne ennast mugavalt, sa ei taha kohe ette, see on absoluut peast kinni ka. MX1 vennad on juba targad sõidumehed, ega nad sõidavad peaga ka. Sõidavad? Ei no vaata vahel. Aga teeme siis nii, et võtame seda MM-i amat siin mingi aja pärast vähe tõsisemalt ette, et täna see mis on väga positiivne, et meil on Eesti motocrossist nii palju rääkida ja arutada. Mulle hullult meeldib see. Lisaks, millest me ei rääkinud, millest me oleks võinud rääkida, on siis see, et eile vist tuli uudis, et 3 Soome meistrit sõidavad Eestikaid kaasa. MX1 meister, MX2 meister ja 125 meister ja vaatasime enne saadet ka, et see 125 meister sõidab MX2. Ehk siis see annab nagu palju juurde ja ma usun ja loodan, et siit tuleb veel mingid üllatusi. Üllatajaid tuleb veel, et EMF on ikkagi väga head tööd teinud. Nad teevad praegu ikka ilusti. Ja ma tean, et siit on veel positiivseid üllatusi Eesti motocrossi maastikul tulemas. Et Põlva tuleb kõva asina. Hoidke sotsiaalmeedial igal pool silm peal. Lisaks tuletan meelde siis, et meil on siin Mehka poolt pandud välja loosiprillid, kes saate alguses ei märganud või ei kuulnud, siis jätke meile kommentaaridesse enda ennustus Põlva MX Openi top 3 päeva kokkuvõttes. Ei pea olema õige vastus, kõik lähevad arvesse ja loosi, need Oakley Airbreaki prillid siis teie vahel välja loosime. Mis ma veel ütlen, pange kindlasti meile like ja subscribe, et meil on statistikat vaadates päris palju vaatajaid, aga nendest väga väike protsent, et sellega annate meile väikse boosti juurde neid saateid teha. YouTube väga täpselt selle järgi arvutab, et kui palju meie saadet netis levitada, et motocrossi populariseerida ja seda ala edasi pushida, siis see on oluline. Ja samuti meie siis väiksele pundile. Ja aitäh vaatamast, aitäh mehed, et tulite. Mul oli väga mõnus saade üle pika aja kella panna. Täna oli natuke tõsisem istumine. Aga poisid teevad tõsiseid tegusi ka. Poisid teevad tõsiseid asju ka, et oli jälle meeldiv sõitja. Aasta lõpp oli tore, sai naerda. Ja, et kevad on südames, 2 ratast on enamusel juba all, kes veel ei ole saanud, siis tehke ruttu seda, sest see on mõnus asi. See on kõige parem aeg. Eriti hobimeestele. Suvel on juba grillida ja mere ääres käia ja värk ja praegu tuleb kuuma anda. Praegu on õige aeg panna. Käige igal pool radadel, käige ka rasketel radadel ja aitäh, et kuulasite, vaatasite järgmise korrani. Tore, aitäh. Tšau.